stressing on a chord progression. Spill my lower intestines in a recording session. Hoist up a big rocket launcher and point at your direction. Rosary beads around your neck won't give you more protection. Prick my finger for the membership. Scribble with so much intensity, make the pencil split. Over the budget, my body's draped in expensive shit. Empty the cartridge and reload with an extended clip. Big mechanical wrecking ball. Step on the raw with ethanol. You couldn't handle the repertoire. Too many ligaments to chop, I need an extra saw. I cut the cards before I shuffle up the decks and draw. Legends fall, ref blew the whistle, I couldn't catch a call. Take a short piece of material and stretch it tall. All the way to the quasars. Catch me hiding out in plain sight. I'm fly below the radars. Name, put emphasis on the gang when you say ours. Or you can see the stars, like soliloquy of chaos. Days will get dark, shit get darker than a seance. We did the dirty work, there's no way that you can take ours. Riding all year, ain't no days off. Pop showed me that mama told me that shit is gonna pay off. Ballin' like the playoffs, all that money's in the net, so we turning on the green light. Somebody's getting checked for show. I'm taking Instagrams, not Instagrams. The shit you can't picture it, man, but I can picture like a picture's hand. No nii, tere tulemast kuulama Backar podcasti 60. episood. Juubel. Suur juubel on praegu, jah. Ja. See on nimelt, ma nüüd ei mäleta, mis su ESA episoodi number oli. See oleks äge. Ma arvan, mingi 15. See ei olnud nii alguses. Oota, Mesa, sa käisid siin juba või? Ja, aga see oli mu ESA podcast. On harimata, vabandust. Meiega on täna Dewey. On õige öelda nii, on, jah? Ma olen nagu leidnud, et kõige lihtsam on lasta inimestel öelda, nii kui nad soovivad. Ma kusjuures vaatasin selle... Dev8 või Dewey või Dew või mis iganes või mis iganes. Pähe tuleb. See on päris hea. Silenceriga lihtsalt see hääl. Mesa lihtsalt. Mesa baby. Mesa on meil juba vanasõber ja nüüd on juba päris suure kogemusega räpihunt. Jah, keskmise kogemusega Siimon on rohkem aastaid. Muusikas. Siimu on üldse päris raske minu arust nagu sisse juhatada kuidagi. Sest nagu me siin praegu tegid meile väikse tuuri, siis siin on nagu nii palju asju, nii palju loomingut ja päris palju on siin sinu loomingut, et siin on ikka näha, et tegemist on päris loova kutiga nagu. Väga lahe, et hindate ennast. Tegusa poisiga, jah. Siin on ahvatlevat nodi väga palju. Nodi on ilus asi, mida öelda. Jaa, kes teadis, kes ei tea, me teame ainult, aga me oleme ööstuudios. Siin saab teha kõike alates multifilmidest, lõpetades mussiga ja kindlasti midagi huvitavat veel on, jah? Täpselt, no ongi kunsti, laivi, striime. Pia Fraus esines just samas saalis. Siin samas saalis oli laiv, jah. Et see saal nagu muudab kuju vastavalt sellele, mis siin tehakse. Et siin on mingi suur valge kangas näiteks ja tõesti see transformeerub täielikult. Praegu on sellises vahepealses seisus, vaata, kus nagu live-streamid, öölaive on ka olnud, jah, kus me teeme siin, mis me tegime, Matuse büroo stream oli siin, väikse BD-ga näiteks, meil olid setid ehitatud siia sisse. See oli päris lahe. Kord, kui ma siin käisin. Te esinesite? Siis mina ja Chris esinesime siin postikooriga. See oli nagu siuke mingi Erik Andre type shit, siuke weird, naljakas. Ma tahaks nagu kõiki inimesi lihtsalt ükshaaval hakata tooma siia, et nagu kõik inimesed, kes kuulavad, ma tahaks nagu kõigile näidata seda asja, sest ma ei suuda mitte kuidagi nagu sõnadega kirjeldada seda nagu atmosfääri, mis siin on nagu. On päris sürr, jah. See on täpselt nagu see, mis kuradi filmis see Riidekapp oli. Narnia. Ja see on täpselt selline, et nagu ma tulen mingi laorajooni ja siis ma tulen mingist uksest sisse ja siis on nagu what, et sa väljast ei oota seda, vaata. Sa mõtled, et siin on mingi metallitöö ja mõtled, mis kuradi getosse mind viiakse praegu. Kas on Tartus siuke suht kõige kuuem koht nagu? Mis sa mõtled sellel? No ütleme tehnika nii-öelda ja kõik need võimalused ja palju üldse Tartus on siukest kohti? Selliseid kohti Tartus, ma usun, et siukseid kohti pole isegi Eestis nagu, kus tehakse nagu nii laia spektriga erinevaid asju ja samal ajal, kus on võib-olla siuksed ruumid, aga tegelikult Tartus on veel nagu kohti, helistuudiod vähemalt, aga ei ole kindlasti helistuudiot, mis on professionaalne, kus on ka tugev video ja liikuva bildikeel kasutuses. Sisuliselt me ikkagi ööstuudio on nagu väike loovagentuur,
kus me teeme graafilisest disainist kuni videoteni, CVI-deni, mis iganes, corporate tööd ka tegelikult, turundust, erinevaid asju, kirjutame copy't mingitele asjadele näiteks, kui on vaja ja aga ennem sa tegid vaata seda stuudiotuuri meile ja siis ma tahtsin peaaegu küsida, aga suutsin ikkagi vait olla. Õigel ajal küsid, vaata, siis kui Mikker käib ikka. Näitasid neid kõik ägedaid tubasid ja kus kõik elavad ja värki, et kui sa tuled näiteks hommikul, ma ei tea, mis kell sa siia näiteks nii-öelda tööle tuled või? No mingi 9-10 ajal oleneb, vahest 10, pigem siuke ütleme 10. Ja siis ongi selline, et näiteks kõikides tubades juba mingi vaiksed inimesed timmivad, on ju, mingi selline töö käib, et kogu aeg on siuke nagu tööatmosfäär üleval põhimõtteliselt või? Jaa, aga see on pingevaba, et pigem esimesena tuleb alati Martin, et tema on siuke, ärkab võib-olla mingi 7 juba üles ja on siin vahest ka 8 kohal isegi. Mina tulen umbes siis teisena, vahest ka Roland tuleb varem isegi ja Ingmar tuleb siis viimasena tavaliselt. See ongi, et kuidas kellelgi nagu elukorraldus on nagu. Siin käib siuke sumin nagu, üldiselt siuke töine. Ja aeg-ajalt on väga lõbus ka, et siin toimub kontori vahel mingi jauramine, et keegi karjub teisele kontorisse mingit meeme või mida iganes, et või mis iganes teeb mingi Kreisi raadio nalja või who knows what, Aga kui te kõik korraga nii-öelda siin musitseerite ja teete mussi nii-öelda siis võib-olla mitte nagu elektrooniliselt, näiteks sa paned neid trumme oletama, on ju. Kas sa pead enne teistega kuidagi kooskõlastama selle ka või? Eks ikka natukene siin on mingi siuke tunnetuslik küsimus, et ka, et vahest kui ma ikka tean, et ta salvestab seal mingit voice-overit ja väga vaikne on, ma ei mängi trumme. Ega mul ei ole otseselt ka iga kord vaja, et siis ma pigem leian selleks õige hetke ja öösel peale salvestamist me tuleme siia ja siis saab lammutada rohkem. Aga eks vahest on ka päeval oleneb, mis hetk on, et võib-olla teil pole midagi teha. Aga me oleme niimoodi lahendanud, et siin on ikkagi topelt uksed, need rõduuksed on pandud tihenditega, et saad kinni panna siis. Põhimõtteliselt, kui siin nagu mingi salvestatakse mingi, ma ei tea, kes see Oreli poiss salvestas siin näiteks Jaan Pehk teises toas nagu mingi plaati nagu et nagu ei saab, sega üksteist. Kui näiteks seal foonikas Kikase ruumis toimub salvestus, et see ei häiri üldse. Kõige keerulisem ilmselt oli näiteks siis, kui 5- tegi proovi siin ja siis nagu see oli ikka hevi ja siis ma tegin seal mingeid muid asju, panin topeltuksed kinni. Tegelikult sa saad oma asjad ära teha, aga ütleme võib-olla mikrit käima panna ja salvestada ei ole mõtet lihtsalt, et sul ikka kumab läbi. Aga pigem on hästi isoleeritud ikkagi. Me oleme selle peale palju mõelnud, et saaks teha, et muidu ongi väga keeruline ju. Jaa, muidugi. Oota, aga kas nagu põhimõtteliselt, kui ma lähen ööstuudiol, ma eeldan, et on mingi veebileht või mingisugune asi? Jaa, praegu on vana, me just praegu teeme uut ka. Okay. Aga kui ma põhimõtteliselt kirjutan teile näiteks meili, et kuulge, et ma hakkan nüüd räppariks, siis ma saaksin teilt võtta põhimõtteliselt täispaketi mingi alustades siis lauluga kuni siis põhimõtteliselt muusikavideoga nagu. Jah, tegelikult küll. Et selliseid pretsedente on vähe, võib-olla pigem on need nagu just need projektid, kus me ise teeme, sest ega kõik ei tea ka seda tegelikult, et niisugust asja saab, et ütleme, kui ma Genksiga tegin plaati, et siis oli küll, et teed mussi, kõik salvestad, ise teed plaadikujundusi ise päeva lõpuks, vinüülidele, kassettidele eraldi veel võib-olla mingid ja siis ütleme mingid videod ka otsa, et nii palju kui jaksu on, aga et jah, kõik saab tegelikult. Kas sinu see eelmine album on ka, tegid siin selle või? Jah. Aga kuidas nagu sina sattusid just nagu ööstuudiosse? Põhimõtteliselt väike PD tegi matusebürood, siis ta ütles, tule stuudiosse, siis ma olin nagu davai. Siis ma läksin sinna üles tuppa ja siis me tegime selle matusebüroo refrääni, vaata. See mis just kuulasime ootas, jah. Tolle tegin ja siis seal ma olin Siimuga ja siis oli mingi videoshoot Forseliuse koolis. Forsas ja see oli päris lahe. Forseliuse koolis oli selle musa videoshoot nagu see, kus mingi aulas vaata. See Kirstu värk oli seal vist, on ju? Kirst oli siin, su selja taga oli Kirst põhimõtteliselt, kus sa seisad. Meil oli siin sette ehitatud mingi kiiresti. Ja siis seal ma sain teada, et on siuke vend ja siis ühe korra oligi see teine see live, mis siin samas oli see livestream, matusebüroo livestream ja siis läks mingi tükk aega mööda, ma ütlesin talle ka, ma mingi aeg tahan nagu salvestama tulla ja siis mul oli mingi albumi jagu materjali kirjutatud mingi YouTube'i beatidele ja siis ma tulin siia, ma siis kirjutasin, et jõu millal salvestama saab tulla, mul on raha, vaata. Ja mul on raha valmis, vaata, ma teadsin, et ta tahab raha. Kette kui app enam ei taha. See on... nüüd ma saan friisin. See on... Mäletan, kui sa Essa kord meil külas käisid, siis oligi see, et... Siis sa nii palju seda backstory't rääkinud, sa rääkisidki seda, et sa põhimõtteliselt üks päev tulidki taskud pappi täis. Tulidki nagu... Plekki lendas.
ma ei tea, kas sa maksid ära või mida, sa rääkisid ka ei selle maksnud, story ta on võlgu ikka. Ei nali. ja siis panid oma selle nagu, sa ütlesid ka, et sa pidid nagu all in sinna mikrofoni panema oma need võrssid ja kõik asjad, et sa panid nagu nii südamest kui võimalik. ja põhimõtteliselt küll jah, siis ma just panin jah kõik rahad alla nagu. See oli väga, väga hästi nagu üldse nagu mesa tegelikult. Mina olen näinud vaata seda nagu mingit kurvi, kuidas tüüp lihtsalt areneb kuhugi, et see on nagu rets nagu minu arust, et väga lühikese ajaga nagu väga mature'iks nagu räppariks muutunud, kelle tekstid ja on sisukamad kogu aeg ja see on väga lahe. Samal ajal mega nilbe ka vaata, mis on eriti kõva. Et Heavy mingi metal. siuke heavy metal jah. Et esimene see Anne Vol 1 oli nagu täiega siuke mingi ma olin suht idioot ka. off the top tekst, et ma isegi vahepeal kuule, mis see Saskia Alusalu referents, ma olin lihtsalt nagu pidin kõverasse ära surema, ülinaljakas oli. Aga see ongi nagu cool ja ma ise kogu aeg sain ka nagu mõnes mõttes mingit noorema inimese impulssi või ma õppisin ise kogu aeg ka midagi juurde, sain teada, kuidas teised nagu mõtlevad ja sellepärast ongi hea koostööd teha nagu endast oluliselt nooremate või oluliselt vanemate inimestega, mõlemat pidi perspektiivi säilitada, et mitte liiga old olla ja mitte liiga siukene liiga noor olla või mis iganes see tähendab. Ma olen sama asja tegelikult mõelnud, et mõtle poiste korra ajal juba, ma suht sama vanad olema, ma ju käisin ka Tartus koolis ja siis nagu kuskil härmapidudele värki, poiste korra oli ikka nagu oli jaa, härmapidu, ma isegi mäletan seda. see oli seal kuskil see oli härmakooli kõrval. Arukool. Ah? See fucking kas see oli see metsa ma olen kaks korda härma mingi seal oli penaga generaator, vaata, tõmmati käima, et elektrit sina saada oli ka, ma vist olin autojuht nendele, lapsed, ma olin mingid poisid, et te peate ikka tuppa tagasi kell 9 jõudma, vaata. Et mis mõttes daddy's here, vaata. ja ei, ta oli kusjuures, see oli kaasas, aga ma ei mäleta ma olin autojuht, sellepärast keegi küsis mult, vist väike PD või? jaa, PD küsis mulle, kui hiime, eks see on nii, vaata, mis näe küll, aitan poisid hädast välja, et siis on vähemalt turvaliselt tagasi, ja sa vist olid seal puldis ka, mingi üks mikker läks katki minu meelest. ja ma mängisin taustu. Elekter läks ära. Elekter läks. See oli vist see, et tegelikult see oli algselt see, et ma nagu PD ütles, et tule mängi plaate või tausta nii-öelda, pane käimast, kedagi on võtta, siis ma olin nagu davai, et mul on auto, et lähme siis kõik koos, tegelikult siis niimoodi oli. Ma mõtlesin, tahtsin näha, mis toimub, pole elu sellises kohas nagu või sellisel giigil käin nii-öelda. See oli päris jõhker ja väga lahe. Arupidu oli alati mu lemmik, see kümnide tutvumispidu, sest see oli nii pärab perses, et sinna ei kutsutud mente kunagi. Põhiline asi, miks pidu sai läbi, oli see, et mendid tulid alati. Arupeole ei tulnud põhimõtteliselt mitte kunagi ja kui tulid, siis oli see, et vilistased tulid, olid enda autole vilkurid peale pannud ja terve koolimaja jooksis paksult metsa nagu. Ja siis ma hellan mingi põõsas sõbrale, et mingi kus oled ja siis vaatan, et mingi venna Brightness on kõrval põõsas ja räägib seda sama juttu nagu, mis me omavahel räägime, et jah. See oli ülikõva. Arupidu on siiamaani vist on teema nagu. Vastu võtta kõik need, ma igatsen neid Rockika värke ka ikka nagu. Rockika ja seal olite ju ka suht tihti nagu. Me olime minu meelest Tessa mingi selle Winter Trapi tegime seal. Ma olen Rockikas, ma tegin Villem Trillemi ja Pluto esimene Tartu live oli minu korraldatud. Aus. Ja sa said ju, sa bookisid enne, kui nad blow up, sa said mega odavalt. Mingi Villem Trillem ja Pluto 2 peale nagu 400 €. Jesus, cheap ju. See on nagu easy money lihtsalt nagu. Easy money. Ja siis mõtetes oli niimoodi, et kui peopäev oli, siis oli vist mingi 700K kuulamist ja siis ma ei olnud isegi seda tähele pannud nagu. Ja siis tuleb live ja siis on kõik packed out lihtsalt nagu. Rockikas oli alati hea nagu minu meelest. Mis aastal see oli? Kas te mäletate? 18. 18. Ma vist käisin Rockikas mingi 2000 mingi, ma ei tea, 8 jooksin. Ma käisin vaata Rocki mussi mängimas ja kuulamas. Põhimõtteliselt minu esimene kontsert oli ka nagu a la Rockikas, aga siis ma tegin mingit rockbändi, kui ma 15 aastane olin. Et siuke, olin vokalist seal, laulsin. Päris huvitav oli. Ja siis JMK-d soojendasin ka veel, kui me noored olime. See Villu Tamme oli seal, ma olin mingi üli happy selle üle. Aga sa oled siis ikka päris palju neid muusika žanrid siis nagu läbi kombanud, nagu ma aru saan. Ikka jah, ma olen nagu peamiselt vaata rockmuusikaga alustanud, muusika instrumentidega nii-öelda ja siis jõudnud siukse heavy mussini, mingi ütleme hardcore punk, mingi siuke style nagu võib-olla jääb kõige paremini kõlama ja metali siuksed mingid alažanre huvitavaid läbi käinud ja siis samal ajal kogu aeg hip-hopi kuulanud, sest keskkonnas see ülkus nagu kõik kuulasid ümber grime'i, dubstepi, hip-hopi, mis iganes mu vend kuulas, eks, et mingi Cypress Hill käis ikkagi lapsest saati, A-rühma kuulasin ise ka, kui ma 7 olin ikkagi. Teadsin neid koledaid sõnu peast ikkagi ja panime kasseti käima. Et siuke muusikaline nagu upbring on olnud kogu aeg nagu
teemas, et erinevad asjad jah. seda on vist sul ma ei tea muidugi kas mulle tundub või seda on võib-olla sul nagu mingitest instrumentaalidest vist kuulda ka, et seal on nagu noh, see ei ole siuke nii-öelda tavaline hip-hopi beat, vaid seal on siukse natuke need mingid rockilikud mingid noh, ma ei tea, trummid või psühhedeelsed nüansid. Psychedelic rock on nagu siuke žanr, mida ma ka mõnda aega nagu lihtsalt palju kuulasin, viisin kurssi ennast, mängisin sellist muusikat, noh mingi ütleme doom rock on veel selle mingi siuke uuem nagu võib-olla nimetus veel, mida saaks öelda ja stoner rock ja Stoner rock, jah. et kõik need nagu sample'i valikud ja need on ju selles mõttes tulnudki sellest, et mul on teatud sorti muusika maitse ikkagi välja kujunenud aastatega ja see instrument, noh, ma ei tea, võib-olla siis kõige praktilisem näide on see, et lihtsalt ma ei tea, ütleme jõhker veretöö käravere teema ja selle lõpus on mul kidrasoolo onju, noh lihtsalt because miks mitte onju, et mängida kitarrisoolosid, et jah, ikka muidugi see mõjutab täiega ja võib-olla üks nüanss veel, et ma olen väga mulle meeldib bassi mängida ka, noh ilmselgelt hip-hopis on bass nagu üks põhielemente ja siis ma algusest peale, kui ma hakkasin hip-hopi tegema, siis ma lähenesin hip-hopile nii, nagu ma teeksin aeglast siukest doom metalit ja nagu kuidagi see bassitunnetus oli väga sarnane. Üsna siukesed nagu kurjad nagu käigud olid, hästi tume ja see hip-hop, mis ma ise ka kuulasin nagu, natuke mõjus mulle samamoodi nagu see raske muist tegelikult. Need minuks veits samamoodi nagu. Aga võib-olla räägime korraks sellest ka, et miks me üldse nagu praegu siukse episoodi teeme, et teil on tulemas album välja. Jep. Matador on ju? Matador. Mis see Matador tähendab? Või kus härjavõitleja. Jaa. Hakkame jälle pihta. Hakkame jälle pihta, me just käisime seal. 808, Buss 808, shoutout Aleksander Algo, best music nii-öelda ajakirjanik in Estonia koos Siim Nestor ja mõne teise käliga veel. Täiesti nõus. Ta on meil ka 2 korda külas käinud. Ja suurepärane. Karl on käinud Buss 808 on ju? Ja, käis Voice crackisin Eesti live raadios. Panen CV-sse selle kunagi nagu. See oli otse raadios, jah. See Voice crackis me räägime lihtsalt sellest, et Backar on ühe korra raadios olnud nagu. See on aus. See on see nagu narratiivne. Ma ei suudaks teha live raadiot, sest ma lihtsalt ropendaksin kogemata. Ma eelmine seal raadios. Buss 808 panin ka nagu, et mäletan, mis mõtlesin. Sa ütlesid, sa küsisid viisakalt, kas ma võin ropendada, ma ütlesin, et kell on 10. Ma ropendasin, siis ma olin nagu, tohin ikka ropendada või? Past 10, it's fine. Võikel. Ja siis ma panin edasi. Aga Matador. Jah, Matador, teema põhimõtteliselt läheb lukku ära. Nüüd on hea rääkige ülipikk lugu, sest vaata 27 minti olime meie kaadris. Jah, nüüd on meie kord 27 minti olla, see on okei. Kuidas nüüd seda kõike alustada? Matador on härjavõitleja. Me tegime seda plaati sisuliselt ikkagi nagu, me alustasime räppimisega. Noh, ehk siis me ei mõelnud, mis albumit me teeme. Me ütlesime Mesale seda, et ma tahaks teha plaati, mis ei oleks nii depressiivne ja tume kui kõik eelnevad albumid, mis mul on olnud ikkagi. Sest et mul natuke hakkas see nagu väsitama lihtsalt ja ma tahaks isegi väita, et nagu teistele muusikutele südamele panna, et see hakkab vaimsele tervisele. Veits, et selle peale tuleb nagu mindful peab olema, mida sa teed, sest et see, mida sa teed, sa elad siin, kui sa elad sinna väga sisse, paratamatult see midagi teeb sulle, ütleme niimoodi, mõjub mingil määral. Ja siis me mõtlesime, teeme midagi positiivset, midagi, mis on motiveeriv, mis võib-olla aitab elu muuta või edasi liikuda elus, leida uusi lahendusi, midagi teist nagu. Ja siis mis siis edasi sain? Põhimõtteliselt oli niimoodi, et saatis mulle mingi beatpacki, siis ma kirjutasin midagi. Siis ma mäletan, ma murdsin, enne seda, kui ma murdsin oma jala ära, siis oli kuradi mul oli üks tekst, ma kirjutasin seal toas, mis oli minu tuba vanasti. Ja siis ma läksin üles Siimu tuppa mingi päev. Siis Siimul on 2 samplerit seal. Oi, see on best, räägi. Tal on SP ja tal on MPC, 2 samplerit. Siis ta ühes paneb trummi, teises paneb nagu samplit, vaata. Samal ajal nagu mängid ja, nagu klaverit nii-öelda. Ja siis mul on see tekst, mis ma seal all kirjutasin ja siis ma hakkan talle räppima seda. Ja siis ta hakkab nagu seda beati ehitama minu räppimise ümber. Ja siis ta paneb salvestama ja siis nagu me salvestame ennem beati, kui me salvestame nagu räppi, vaata. Siis ta nagu tegi beati minu räppimise järgi. Siuke orgaaniline, vaat mul ei olnud kvantaisi peal mitte midagi, lihtsalt tüüp räpib. Ma tean enam-vähem tempot, mul on mingisugune nagu põks sees, eks ju. Ja siis mingi, et ma tavain paar rekkima ja läheb, tüüp räpib,
räpi osa me ei salvesta alguses jah , ja siis tegime biidi valmis, see rada on olemas, mis ma panin ta mikri taha, ütlesin davai, küta nüüd nagu ja siis panin Jah. uuesti salvestama, tüüp tõmbas demo sisse ja oligi lugu nagu. ja see oli nagu esimene lugu, mis me salvestasime selle plaadi kohta ja see Jah. on Torero, ma saatsin ka sulle selle . jah, loo nimi on Torero, see ilmselt, millal muidu see eetrisse meil läheb siin, see backar? see vist läheb järgmine , see võiks siis tulla kui vaja . Siis kui okei, ühesõnaga tulla siis kui plaat tuleb ju . homme on 20 on ju? homme tuleb Eks homme tuleb see Torero nagu animatsiooniga YouTube'i Mm. no, Jaa, meie jaa. nagu homses mõttes, Jaa, eks jaa. 20, aga siis võib-olla ka oli juba, ütleme nii. ja siis oli juba jah . Mm. vot jah , igastahes kui te Torerot vaatate , siis see on esimene lugu , mis me salvestasime ja pahupidi salvestatud nagu . jaa , ja meil oli pahupidi päev . see lõi vaata kogu meeleolu ka, sest et see sample'i Jaa. nagu valik oli tegelikult juhuslik nagu, sest ma lihtsalt ju näppisin mingeid asju, mis mul seal olid ja see tundus nagu noh, kuidagi hakkasime sealt liikuma põhimõtteliselt seda temaatikat ehitama, temaatika siuke tuligi sellest Hispaania jah , tekstid, noh mis iganes, siuke Spanish hispaanic kõrbeline Jah. vibe nagu . ja siis kuskilt tuli jah see Matador härjavõitleja , siis on siuke tugev siuke nagu noh , siuke tugev kuradi sümboolika vaata . me enne proovisime guugeldada , mis see tähendab , sa ütlesid , et see on mingi raketiheitja või rehvid või ? jaa , Matador. ja mingi militaarmaailmas on jah vist mingisugune jah raketiheitja on ka sama Aa, on küll, ma isegi leidsin ka On ka selle või? , ma vaatasin ka kunagi Jah, tegelikult , kui päris õige . Matador on jah bullfighter , härjavõitleja . jaa , aga mõtle , kui nagu teistmoodi see on , et muidu nagu noh , enamus nii-öelda räpparid , ma kujutan ette , teevad niimoodi , et nad saavad mingi beatback'i , jah , noh , veits võib-olla freestyle ivad midagi , kirjutavad , Jah. siis lähevad . aga see on jah täiesti nagu noh , meil oli teistpidi teistmoodi jah , tehtud . no ma saingi beatbacki , aga ma ei kirjutanud sealt , või midagi kirjutasin küll sealt , aga see on nagu päris see , ma ei feel inud seda vibe'i nii väga . ega siis loom- oli jah , juhuslikult oli lihtsalt see , et ta pani selle sisse ja siis meil oli üks sõber Rosse ka , kes pani mingi julma mingi Mehhiko aktsenti sinna ka veel sisse täis peaga . see oli jumala haige . ta oli ka seal , aga siis me midagi jätsime vist sisse . me jätsime mingid häunamised kuhugi jaa , vist kui sisse . intros on kuulda natukene mingi keegi taustal midagi seletab veits . kas tema ei olnud see , kes ütleb seda ? ei , mina ütlesin seda , no tõeline ärg noh . jaa , vot . aga sa enne ütlesid ka , et me mõtlesime , et me teeme räpialbumi onju . ma tahaks natuke uurida selle kohta , et kuidas nagu üldse nagu noh , natuke nagu laiemal spektril , et kuidas käib nagu hea räpialbumi või siis üldse mingi albumi nagu tegemine , et kuidas see tavaliselt nagu alguse saab või kas te mõtlete kohe , et et näe , Matador on ju , et näed , See saab teeme nüüd alguse selle ja siis- temaatikaga mingi , no hoiame mingit seda või kuidas see nagu sünnib ? siin on siuke väike Rick Rubini moment nüüd noh , kes räägib hästi palju siukestel teemadel , et sisuliselt albumi loomeprotsess , vähemalt minu jaoks personaalselt algab sellest , et on mingisugune soov teha midagi , kas midagi uut , midagi teistmoodi , mingi kontseptsioon võib kas siis olla , võib ka mitte olla , kontseptsioon on ka see , et sul ei ole kontseptsiooni , ehk sa lähened täiesti kuidas selle kohta , tabula rasa , eks sul on nagu valge leht nii-öelda , blank ja sa hakkad lihtsalt tootma . ja noh , eks see olegi nagu , et see nagu eesmärk võib olla väga erinev , miks sa seda teed , et kas sa tahad väga tumedat plaati teha , kas sa tahad midagi helget teha , vahepeal on ka nii , et ma lihtsalt ei mõtlegi selle peale , et sa lihtsalt toodad mussi nii kauaks , kuni sul on mingi kogus olemas . ja noh , võib-olla minu selline protsess ja võib-olla ka selle albumi Matador selline protsess oli ikkagi see nagu ärategemine ennem , toodame , teeme nii , kuidas tundub , et on hea endale ja siis me hiljem nagu hakkame aru saama , et mingid asjad nagu jooksevad kokku . mida me üldse tegime nagu . et see on nagu mõnes mõttes väike magic nagu , et midagi juhtub , mida me ei kontrolli ja siis me hiljem leiame need paralleelid ja mõtleme , et jesus , et kuidas see võimalik on , et see tähendab seda nagu . ükskord ma just räppisin ka midagi vaata stuudios a la ja siis ma nagu kirjutad mingi räpi teksti , eks ju , ja siis ma vahest saan ise ka hiljem aru , mida ma olen kirjutanud . kuskil on tekkinud mingi sidusus , mis ma nagu , ma ei mõtlenud seda nagu ise nagu teadlikult , aga see tekkis . näiteks mingi fun asi on see , et näiteks see lugu , mis ma saatsin 3 story't ma ütlen seal , et mingi parunist ei piisa , tahab õiget graffi , onju . ma kirjutasin selle mingi 8 või 9 kuud enne seda , kui Põhja-Korea tegi feature'i selle ja me üldse teadsime , et ta tuleb sinna , aga tema vana räpi nimi oli Graf . näiteks siuke random mingi kokkusattumus nagu universum see oli lihtsalt väga lahe , et noh , see ongi jookseb lihtsalt niimoodi kokku kuidagi . et me saime üldse selle feature'i ja noh , siuke nagu referents . big up Põhja-Korea või no ütleme siis Jaa. praeguseks vist Korea suurepärane lüürik , suurepärane mõtleja , õppinud semiootikat , mulle väga inspireeriv nagu vanaema ütles , et crazy tüüp lihtsalt . tal on väga hea hääl , ütles , et talle teised 5 Miinuse vennad vist väga ei meeldinud .
aga ta ütles, et see kiilakas on päris norm nagu. ei, tal on päris hea hääl küll. tal on väga hea hääl ja tal on väga head tekstid ja ta on Annelinnast, mis on aus, nii et Yeah. ma olen kuulanud Põhja-Koreast, kui ta käis Sander Õiguse podcastis ja mingites kuskil on veel külas käinud. Tundub siuke ülitark vend, selline nagu mõtestatud vend. Mulle räigelt meeldib sellist juttu kuulata, kus on nagu see, et kogu selle nagu ütleme nagu pahna, et ei ole see jutt ei ole nagu mingi pahn, vaid see on nagu selline mõttega jutt, seda on nagu hea kuulata, sul on nagu endal mingid kanalid nagu avanevad nagu tundub väga noor vend nagu. Isa on tal kirjanik ja filmitegija. Semiootika lõpetas ülikoolis. Vist lõpetas äkki baka või? Ja siis äkki tahtis või läks magistratuuri siinkohal, ei saa faktina seda öelda. aga kas selle räppi albumi juures on näiteks mingi siuke asi ka, et võib-olla nii-öelda kõrval olijale see võib tunduda siuke tühine, aga tegelikult mingi aspekt on just mingi siuke ülitähtis. jah, see on nii palju, kui sa kuulata oskad üldse nagu. ega paljud inimesed nii palju jookseb kõrvadest mööda ja ega me ütlen ausalt, ega me ei räpi nagu kõige lihtsamalt ka, et sa kuulad ja sa saad kohe aru nagu, sul võib olla absoluutselt mingi täiesti teine arusaam üldse kõigest, mida me nagu teeme, millest me räägime. sa võib-olla ei saa mitte midagi aru, millest nagu keegi räägib. See on hea, et sa midagi sellist praegu mainisid, sest mul tuli meelde. Me Karliga tegelikult enne arutasime, et see muusikamaailm, kus siis ma ütleks, et nagu teie olete, onju, et see ei ole siuke võib-olla Eestis mingi mainstream räpp, onju. Kindlasti mitte. Et ja me Karliga just arutasime ka, et tegelikult me teame sellisest muusikast nagu ise ka nagu suht vähe. Me mitte üldse ei arva, et me oleme mingid eksperdid, et me nagu mõtlesime ise ka, et kuidas nagu kuulasime neid lugusid, onju. Kõik nagu meeldib, see on äge, aga nagu me ei oska seda niimoodi analüüsida, kui mingit asja, mida sa juba nagu tead või kuidagi oled rohkem uurinud või mis iganes. Et see oli meie jaoks on selline suht uus asi. Ja ma arvan, et päris paljude meie kuulajate jaoks on ka nagu kõik koos võib-olla saame natuke sellest. Kas seda võib undergroundiks Eestis nimetada? Mingil määral vast ikka, jah. Alternatiivräpp. Kõige õigem on vist öelda alternatiivne räpp-muusika lihtsalt. Underground on nagu siuke nagu mingi siuke kodukootud nimetus võib-olla, põhimõtteliselt laive vaatad, siis on küll underground, aga nagu võib-olla kuskil mingi paar mingi mainstream asja teed vahepeal, vaata. Alternatiivne on hea sõna selles mõttes, see on kõige professionaalsem sõna võib-olla, mida kasutada, mida sa Wikipedias ka leiad, et kui sa kirjutad sisse alternative hip-hop nagu, et sa saad mingisuguse koguse mingit infot, aga samas see ei ole nagu ka päris nii lihtne, et ikka ma ei tea, mingi Alchemist ei ole nagu otseselt underground hip-hop, aga samas on nagu, saad aru, in an essence ta on nagu ikkagi väga dusty mingi kodukootud asi nagu, aga see on nii professionaalne, see tüüp on nii kaua teinud seda lihtsalt, et see nagu come on, et seal tüübi vaatamisi on ülipalju tegelikult kokkuvõttes. Kus kultuuriruumis sa eksisteerid nagu, sest nagu me oleme kuradi Eestis, nagu meil on Eesti nii väike kultuuriruum. Saad aru, meil on nagu 900 000 inimest, kes räägib eesti keelt, onju. Mingi 50% neist kuulab lihtsalt mingi kuradi raadiot, onju, 50% ainult üldse huvitab muusika. Nendest 50-st nagu mingi 90% kuulab mingi DMB-d üldse, onju, ja siis mingi sellepärast ongi enamus inimesed, kes tegid alguses räppi, teevad tegelikult suht nagu elektroonilist pop-mussi tegelikult, vaata. Ja see ongi sul ongi lihtsalt lõpuks ongi sul mingi paari tuhandeline kuradi hulk inimesi, kes nagu päriselt nagu kuulab umbes siukest mussi nagu mida meie kuulame nagu. Ja see 1000 on ka nagu potentsiaalne, et ega nagu potentsiaalne ja see ei pruugi kõigile neile meeldidagi, vaata, onju, ja siis see on nagu kindlasti alternatiivne muusika nagu 100%. Aga mul on just täpselt nagu, see on ainult minu vaatepunkt muidugi, aga mul on nagu see nagu vaatevinkel, et minu arust see on nagu räpp, see ei ole alternatiiv. Minu arust see ongi, see on nii räpp, kui räpp olla saab nagu. Ikka jah. Seda küll. Seda küll. Straight up raps. Jälle, kui me arutasime, siis mõtlesime mingile lüürikale või mis iganes, keegi kuskil loos ütles, võib-olla sina on ja me olime nagu, türa praegu ei saanud, ei saanud, praegu ei saanud mitte midagi nagu aru, on ja siis ma küsisin, et mis sa arvad, kuidas see nagu nimetatakse, ütlesin alternatiivne räpp, siis Karl ütles kohe, ei, aga see ongi räpp ju, et siis jah, me tekkis ka see diskussioon kohe enne. Nagu selle koha peal see ka, et näiteks mul on mingi Jay-Z või Lil Wayne'i salmidega olnud see, et kuulan, või mu kõrvad lihtsalt ei püüa mitte midagi, nagu ma ei saa mitte midagi aru, aga nagu sound on hea. Ja siis ma kuulan mingi 100 korda veel, saan mingi 2 rida juurde, kus ma mingi mind blown. Siis kuulan veel mingi 100 korda, saan mingi 4-5 rida veel juurde nagu.
et noh, see ongi see korduv kuulamine ja läbimõtestamine enda jaoks. See on nagu suur osa hip-hopist minu jaoks ka nagu. Ja see läbimõtestamine on veel eriti ju Ja see tähtis on nagu- sellepärast, et teil ei mängi võib-olla, ma ei tea, kui teil mängib mõni siuke meloodilisem mingi räpplugu onju, siis võib-olla noh, kes see ikka noh, nii-öelda sukeldub võib-olla sinna mingi sügavamasse sõnumisse, kui kuskilt raadiost tuleb. Aga teil on just see, et teil on see nagu noh, see on nii See on tähtis, keskpunkt. see on nagu jah, see on nagu main asi on tegelikult ikkagi need sõnad nagu. Vokaal on nagu, kõik asjad on vokaali ümber ehitatud, vokaal on põhiosa ja siis ongi kõik ülejäänud on nagu illustreerivad komplementeeriv, elemendid. illustreeriv ja Kuigi noh, beat mängib rolli selles mõttes, ta võib Beat peab dikteerida hittima tekstiloomet ja missugune see vibe eks ju on, aga see on jah nagu, et fookus on sellele, et teha head teksti, kirjutada head asja, et sa oled ise rahul, et see riimiskeemid on huvitavad, kui ei mõtle skeemide peale mingis riimis või silbis või mis iganes, et siis noh, et see peab midagi olema erilist, enda jaokski vähemalt, sa oled rahul, et ma tegin hea asja, me oleme nüüd liigutanud mingisugust barri kõrgemale, eks ju, Eestis või enda jaokski vähemalt, vahet pole nagu, ja that's about it, noh, ma ei tea, ütleme, kuulame siin Põhjamaade hirmu, kes oli minu nagu lapsepõlve lemmik, et noh, tema nagu seadis mulle nagu Eesti hip-hopis väga kõrge lati, noh, võib-olla kõik ei fänna seda nagu soundist, et see ei ole nagu mis iganes popp onju, aga kui ma mõtlen nagu kvaliteedis, teksti sisus nagu noh, see tüüp lihtsalt on nagu, ta on selge, sa saad aru, mis ta ütleb, samal ajal see on keeruline. Mina võtsin tema nagu tekstide kuulamises selle keerukuse just. Ma lihtsalt võtsin seda, ma nagu hullult palju inspireerusin sellest ja mina hakkasin kirjutama veel keerulisemalt, et nagu veel abstraktsem oleks, veel nagu tõstsin ringi asju nii nagu võib-olla isegi keele, ütleme, ülesehitus ei luba nagu, et ma saan aru, et see võib-olla ei ole nagu, ütleme, kõigi jaoks võib-olla mingi eetiline lahendus, aga see on minu arust cool, see on nagu kunst või ütleme, noh, ma ei tea, Jackson Pollockit teate, üks kunstnik, kes tegi pritsis on ju maalide peale lihtsalt siuksed abstraktsed mustrid, et minu arust teksti kirjutamine veits samamoodi, see on abstraktsioon nagu ja tihtipeale sul nagu tähendus eksisteerib seal sees, aga see ei tähenda, et ma kirjutasin loo, ma ei tea, mingi vetsupaberist vaata või armastusest või ma lihtsalt kirjutasin ütleme siukest nagu, kuidas selle kohta öeldakse, stream of consciousness, siis teed välja lõike nagu. Su aju toodab midagi, ta räägib ilmast, elust, olust, su ümbritsevast kõigest natukene ja siis on nagu, et kuskilt see stream of consciousness nagu algab, kuskil on põks lõpp ja kõik. Ja siis läheb edasi nagu, et ütleme siis, järgmine lugu on siin kuskil, põhimõtteliselt. Kuidas sul on? mul on lihtsalt, et ma üritan mingi häid riime teha. Ta kirjutab barse. Jah, ma kirjutan barse lihtsalt. Hakkasin küll näeleks, kui sa seda pressiteatesse kirjutasid, ma lihtsalt tahan teist paremini räppida. See on nagu jumala okei, kui sa oledki räppar, su point peakski mõnes mõttes olema, et ma tahan paremini räppida. Me tegime pressiteadet nagu albumi jaoks, onju. Ja Siim paneb reaalselt nagu mingi fucking Dostojevski kirjutab enda kuradi, mida ta enda albumist arvab, vaata. Ja siis ma just istun seal kõrval ja siis mõtlen nagu, mida vittu ma peaks ütlema nüüd, aga ta ütles täpselt nii nagu on nagu. Panen seal lihtsalt nagu, et no nagu noh, kuradi pars vaata, ma lihtsalt kuradi tahaks nagu häid riime panna, vaata. Fair enough. See oli suht naljakas nagu. See oli täiega naljakas. Algole ka meeldis see, sest ta naeris selle üle. Et kes selle pressiteate siis tulevikus saavad, siis teate, et kuidas see sündis. Jaa, see on päris naljakas. Kaua võtab või no võttis teil selle albumi tegemine aega, sest et ma tean, osad panevad 2 nädalaga mingi albumi purki. Osad näiteks minu arust, kas Kirotise Südameta kaptenisillalt oli nagu 3 kuud, ta tegi vist mingi 28 lugu ja siis cuttis sealt nagu veel nagu 10. Ja no Pluto on praegu teinud 3 või 2 aastat enda seda albumit, et noh, et kõik teevad nagu näed, forever in the making, eks. Kõigil läheb see nagu nii erinevalt. Kuidas teil seekord läks? Album sai valmis augustikuu, eelmine august või? Eelmise aasta augustis sai album valmis. Sest ootab nagu, seisis tükk. Nagu muusika osa sai salvestatud kõik nagu. Jah, me ei miksinud. Aga me ei miksinud mitte midagi. Me siis salvestasime, vaata, kuna me alustasime. Esimese loo me tegime, kui eelmise aasta augustis lõppes, siis me tegime detsember, mis enne detsembrit on? November. No võt, see on nüüd külalistele küsimus. Novembris salvestasime Torrero ja novembrist augustini on siis 9 kuud. Siuke beebi, noh, kõhus. Sündis 9 kuud, vaata, umbes kasvas seal. Ja siis hakkas pihta nagu kõik see muu gamma ja mis käib albumi juures. Ehk siis noh, me miksimine kõik kuradi arranžeering, kitarrid, mis siin mängis siin. Mängisin lisakihte kidrasid peale. Kõik skitid, kõik on nagu full on indie, ilma rahata kuradi. No sponsor, kõik.
töö kõrvalt nagu päris töö kõrvalt tehtud, vaata. Jaa. Ehk siis nagu meil tuli musavideod, kuradi, noh, kogu whole package, mis on muidu on nagu tiim selle jaoks. Disainid, kujundused. Disainid tulidki vaata alles nüüd ju suht, noh. Põhimõtteliselt. Et lihtsalt väga siuke, noh, et see muusika vist oli äkki tõesti 9 kuud ja siis muud 9 kuud ja ülejäänud asjad ka nagu sama palju otsa veel, nagu aasta otsa nagu. Aga põhjus, miks me ei tahtnud albumit välja anda, mis tuli nagu minult ja mind hakkas väga häirima see mõte, et kui me nüüd sügisel laseme plaadi välja, siis see album ei ole sügisene plaat. See on puhas suvemuss nagu. Päike peab paistma, kui sa paned selle peale, sul peab olema soe nagu. Kui ei ole, siis see tekitab minu jaoks üks väikse dissonantsi. Et see nagu oli see põhjus, me ootasime ja samal ajal me tundsime, et meil ei ole mitte kuhugi kiiret, sest me teame, et mitte keegi ei tee niikuinii sükst mussi, meil ei ole mingit rongi, millest maha jääda või nagu, et nagu me teeme enda asja ära ja siis tõenäoliselt teised võib-olla teevad ka midagi sellist, aga enne, noh, kindlasti ei tee, keegi mõtlegi selle peale ju, ilmselgelt. Et see ei ole vaata mingi süke, noh, tänapäevane süke mingi mainstream muus, kus sa võib-olla tunned seda, et väike FOMO on. No näiteks, et tänapäeval on, et keegi tegi oma mingi DNB räpi laulu ja siis sa pead ka kohe hüppama sinna peale, sest et võib-olla see läheb eest ära kohe. Just nii. Jaa, aga DNB räpp mulle meeldib tegelikult. Mulle ka kunagi meeldis väga, mingi 2010. See ei olnud diss praegu. See lihtsalt, ei lahe on jah, Jungli peale mulle meeldis isegi rohkem siuke old school ja mitte raga stiilis, vaid nagu noh, paned ikka ka parse lihtsalt spitid nagu. MC, just. Aga Jungli peale vist oligi niimoodi, et pandi põhimõtteliselt üks beat ja siis kõik vist paugutasid sinna järjest peale, on ju? Jaa, suht. Võis küll nii olla, ma arvan, ikka erinevalt, olenevalt siis ma ei tea lugudest või niimoodi. Olete seda Top Boyd näinud või? Top-Boyd ja hull soovitavad, kõik vaatavad. vaatavad. Nii naljakas on minu jaoks see, kuidas osad vaatavad seda ja siis nad hakkavad nagu kujutama ette, et nad elavad seda. Hakkavad panema mingi bombaklead. Aga jah, ei, siitaks hea sarja. Wagwan. Wagwan. Aga see, vaat üks peategelast, see Sulli, ta on tegelikult mingi old school, mingi Jungli vend ja mingi... Ta on Keino, sa tead teda raudselt? Ei tea. Sa ei tea Keinot? Raudselt tead Keinot. Võib-olla ma olen vaata kuulnud, ma olen nii palju mingid vanu 95. aasta mingid jungle, reivi, mingid weird shit'i. Ma näitan sulle pilti, vabandust. Ma tean Goldit. Ta käis Andrew Schultz, siuke tüüp minu arust. Ja ta käis tema podcastis, see oli nagu nii nagu random, et ta läks sinna podcasti nagu üldse nagu ei oodanud, aga ülikõva podcast, hästi äge. Tuttav nimi on küll. Jah. Ta on umbes mingi tähtis vend selles maailmas nii-öelda nagu, et aga kas teil mingeid laule nii-öelda cut'i ei saanud lõpp-produktiks siis või te tegite ikkagi nagu loo valmis? See oli valmis ja läks albumile nii-öelda? Ei, me ikka kattisime küll. Mida me kattisime? Ma ei mäletagi. Ei, me vist tegime niimoodi. Ei, midagi me kattisime küll. Tegelikult mina mäletan seda, et kui minu arust me ei kattinud laule, aga mis me teeme on see, et kui me laule meeldis, me mängime ümber seda nii kaua, kuniks me hakkab meeldima. Me vahetasime näiteks slot, näiteks me tegime teise beat'i peale ümber. Jaa. Sai uue flow, uue soundi, uue tähenduse põhimõtteliselt selle uue beat'iga said uue tähenduse ka kuidagi. Kõik korras. Oh jeez. Ja vist ei kattinud jah, vist ühtegi lugu. Ei kattinud. Sama oli selle... Tegime siis paremaks kõike. Paremaks tegime jah. Et kõik on juba hea, siis tuleb ainult paremaks teha. Henriga tegime palju seda. Või noh, minu initsiatiivist, ütleme, Olegi tegemisel. Sellest ma olen rääkinud teistes poolte käestides ka, aga lihtsalt siuke hea point, et salvestasime ära stuudios, tüüp hakkab koju sõitma, saadan talle laulu, siis tüüp on mingi, oota, mis sa muutis beat'i ära või? Siis ma mingi, et jaa, mulle ei meeldi see beat enam, lihtsalt noh. Ja tänu sellele nagu mingid lood said uue hingamise nagu. Näiteks seda ma õppisin Lee Scottilt UK-st, kusjuures tema tegi seda, see oli crazy, siis ma ei tea, how. Ma ei oska kaine peaga peol mitte midagi teha. See oli algusest teise beat'i peal. Täiesti teistsugune beat oli, see ei kõlanud üldse nii. Jah, ja siis Siim oli nagu, et ma muudan ära selle. See ei töötanud. Aga kuidas see koostöö sündis? Teil on ju nüüd juba päris... 2 plaati. 2 plaati oli. 3 oli siis väike EP lihtsalt. Sündis ikkagi sellest, et ma tegin Velvet Monkile 3 beat'i läbi Otto, Suits Big Up Otto, suur respekt, tõi mind game'i nii-öelda, ütleme siis nii inglise keeles. Et Otto suunas mind Velvet Monkey nagu projekti juurde, ütles, et Siim, sa teed veidraid beat'e, et siukest teistmoodi, saada neile, siis ma nagu natuke kartsin, ma ei julgenud saata, ma võtsin hoogu, tegin mingit beat'e juurde, siis ma saatsin ära paki, siis poisid olid nagu, et me lähme kolmapäev stuudiosse, teeme sisse, et siis ma olin nagu vau, kõva, et tüübid lähevad, Henri ja Hirm hakkavad räppima. Esimene lugu oli vist Kanalisatsioon, siis tuli äkki see Oimiakon ja siis oli Snaigo Olympos ka minu beat'iga ja siis ma juba siis sellel ajal ütlesin, et teeme koos midagi. Ja see võttis väga palju aega muidugi, mingi 2 palju sellest mööda oli, mitu aastat läks mööda. Siis ta kunagi lihtsalt ütles mulle, et kuule, et nüüd võiks teha nagu umbes, et nüüd on see aeg käes.
see, ma olen päris palju YouTube'is, mul loobib ette see Otto Suitsu Põhjamaade hirmu, see album, mingi diiseri laul või mingi siuke lugu. Üliga, mulle räigelt meeldib. Olude sunn, ei, vabandust, see, mis ma tegin just või, see uus video. Sõidab autoga. Seda me filmisime Keilas. See on ainult vist YouTube'is saadaval ka minu arust see lugu. Jaa, neil ei ole vist isegi albumil. Platvormil ka, jah. Album jah, üldse on vist ainult füüsiliselt saadaval nagu. Siis ma vahepeal pean mingi õhtul kooli asju arvutis tegema ja siis YouTube kogemata tuleb lahti ja siis on see nagu, et see on ainuke võimalus seda lugu kuulata sealt YouTube'ist nagu ja siis jah, läheb sinna rabbit hole'i jälle ära nagu. No Kevinil on komme, et näeb mingit väikest siukest asja, kust kinni haarata ja siis on mingi 4 tundi hiljem vaatab mingi, ma ei tea, Läti räpi videosi. Ei, ma teadsin Shout out Läti räpperid nagu. Sa tead mõnda muidu või? Mina ei tea. Ma tean produuserit. Ma tean vist Läti produtsent. Ta näitas mulle, ta ütles, et salvestasime Haapsalus ja siis ta oli nagu, et terve see küllalt täpselt nagu üks Läti räpper nagu. Soome auku kukkusime vahepeal. Soome augus käisime, Rootsi augus käisime. Okidopi on seal. Kes see oli, kes seal ära tapeti? Okidopi või midagi siuke on. Kes see... Henry üks lemmikuid. Kes see oli Rootsi räpper? Hullult kuulus, ta oli nagu nende Drake ja siis ta tapeti ära. Einar. See, Einar, jah. Jaa, Einar, jah, vot. Shout. See oli Malmös kusjuures, aga seal on siiani on suht... Malmö on mega. Ei, ma vaatasin mingi 3-tunnist Traplor Rossi dokumentaali, vaatasin mingi 3-4 tunnist Rootsi räpimõrvadest ja mingi, kuidas nad mingi Taanis üksteist ära tapavad nagu mingi. Ei, aga meie sõber Algo tegi sellest ju, Einari mõrvast tegi ju ka dokumentaali Delfisse. Tegi või? Ja 20 minutise. Wow. Normaalne. Vaatasin seda. Ma olen mingi ülipalju videosid ja mingid mini YouTube dokumentari sel teemal vaadanud, aga nagu selle peale ma ei ole kuidagi sattunud, jah. Vaata Traplor Rossi oma, see on täiega huvitav. Kui sa vaatasid, oled Top Boyd vaadanud, siis põhimõtteliselt Rootsi versioon Top Boys Naba Cash Netflixis mingi top-sari vahepeal oli. Põhimõtteliselt kõik selle Rootsi tänava elu kohta nii-öelda ja kuidas see, et kui need immigrandid tulid, et kuidas seal see kuritegevus tõusis ja siis enam ei ole võib-olla nagu nii heaoluriik nagu, et sa mõtled Rootsi peale, mõtled Stockholmi mingi uhke kuningriik, on ju, et tegelikult on teistmoodi nagu. Ei, no see on alati nii, noh. See kuradi... Erinevad kultuuriruumid kultuuriruumid, sul on ühed ja aktsepteeri teised, siis on nagu, noh, nad ei saa võrdselt võimalusi ja siis sul tekivad, noh. See käis ka nii kiiresti, vaata, kui sa tood palju inimesi korraga järsku, siis see integratsioon ju on aeglane tegelikult. Integratsioon võtab sa peaks võtma rahulikult sisse niimoodi, noh, viid nad kurssi mõnes mõttes ja võtad võib-olla alguses need, keda sa nagu rohkem usaldad või mis iganes, võtad koolidesse, eks ju, aga noh, see oligi see nende viga ilmselt. No, ma arvan, nad kiirustasid sellega äkki. Ma olin nüüd Kopenhaagenis pool aastat õppisin ja Kopenhaagenist ja Malmö on ju 20 minti rongiga lihtsalt üle selle, mis iganes, mere või ja meil öeldi põhimõtteliselt niimoodi, et minge vaadake, ilus linn, aga tulge enne 10 tagasi nagu. Et seal ikka veel on nagu natuke pahasti nagu. Jumal tänatud, et Eestisse nii ei ole praegu. Me filmisime Matadori videot ja siis üks tüdruk, kes oli seal videos, elas Rootsis ja siis ta rääkis, et tal mingi allkorrusel oli mingi pood ja siis seal lihtsalt mingi tüüp pani mingi autoga sinna nagu sisse, nagu ründas mingi teist venda vist. Ja siis pani autoga lihtsalt sinna poodi sisse või pani pommi sinna, ma ei mäleta isegi kumb see oli nagu. Siis autoga, ma ei midagi mäleta. Või lihtsalt oli autoga ja lihtsalt üritas mingi teist venda alla ajada seal, siis pani autoga sinna poodi sisse, ukse maha, mingi kuulavad, pauk käib, kõik jooksevad. Nende nii-öelda seal huudides on see teema ka, et mul peretuttav elaski Rootsis, siis nagu tema jaoks oli nagu tavaline siuke korterelamute rajoon, aga tegelikult see oli nii-öelda nagu Rootsi huud nagu. Ja seal oligi see, et kui põhimõtteliselt neile ei meeldinud mingi inimene või mis iganes oli siuke nende vastu nii-öelda ebameeldiv nende siis nagu vaatenurgast, siis seal olid Molotovi kokteilid olid kohe sinna autodesse sisse, et see ei olnud nagu üldse nagu mingisugune probleem. Väga straightforward ikka, jah. Kellel olid supakad autos, siis tavaliselt enne kui oma sinna rajooni sisse jõudsid, siis panid mussi kinni, sest muidu see oli nagu sama õhtu läinud autost, et nojah, mul läheb ka sirgas liiga kaua aega, ma viskan Molotove sinna. Ja mis põhiline... Eestis rotitakse kartereid lihtsalt. Mul oli räige, mitte nagu šokk, aga nagu selline üllatus see, et Rootsi ja Soome nagu top vennad on, nad ei ole nagu, nad on mustanahalised nagu.
sa arvasid, et ta on nagu nojah, Valge. ma mõtlen rootslase peale, siis ma mõtlen mingi Dolph Lundgreni peale nagu selles suhtes. Aba. Rootsi kunn . jaa, Rootsi ma eelmine kord ei teadnud, kes Aba on . vend ei teadnud eelmine kord tuli meile podcast'i, ta polnud õrna aimu, kes Aba on nagu. ma ei teadnud nime järgi, ma lugu teadsin . Ma olin Lugu podcast- teadsin, ma ei me teadnud tegime nime ei, albumi siis- koos või ? ma ei teadnud kuidas see nime järgi võimalik . on ? mis mõttes ? ma teadsin ta lugu . arvas , et see on rhyme scheme , vaata , tüüp on niuke hull baarsi tüüp , vaata , ma ei tea midagi , vend guugeldab . Ei, see oli- tegelikult teadis , ma hakkasin Happy New Year'i laulma hästi . ei , ma Tead teadsin mussi, aga see küll , oli ma oligi , ma ei teadnud nime järgi , ma teadsin Mussi , seda Kimi , seda ma tean , loomulikult ma tean seda . ei muidugi . aga ma ei teadnud nagu nime järgi , nagu ma ei ole kunagi olnud , et las ma panen selle kuradi Kimi loo peale nagu . nahku täna ma kuulan mingi kuradi Lil Wayne'i . nagu ma ei kuule Abat . Fair enough tegelikult , aus noh . vot , Nii see on. oli mu väike ränd , igast , kus me jäime . minivend . jaa , sest Rootsis on vaata see põhitüüp , kes tegi Ed Sheeraniga laulu , see One Cause äkki on . üks punkt Cause on nimi . siis Soomes on Sex Mane mingid Jah. tüübid Sex veel , Man, mis jah. iganes . noh , et ma lihtsalt hakkasin muusikavideosi vaatama , et olid juba ägedad muusikavideod . hakkasin vaatama , üks siuke tüüp on Soomes nagu Kosti . pigem võiks öelda Soome nagu mainstream tema kohta , ma arvan nagu , et hakkasin tollest vaatama ja siis nagu sain aru , et noh , tema on valge poiss ja siis jah . ma ei mäleta , kes see Soome räppar oli , keda ma kuulasin kunagi , mingi Hendrik oli vist nimi , ma ei mäleta . Läti Hendrik ei olnud . ei , Soome ei , ta oli mingi , ma ei mäleta . sa mõtled nagu siukest mingi OG venda ikka onju ? ta ei olnud väga OG , ta oli nagu Gorilla . üks on see mingi ma ei tea ühtegi Soome räpparit Oota, peale , Likane Liepane . ma tahaks Telo välja võtta , aga ma ei kus , hakka kus , vist . kus . aga me teame , et Killing eelmine kord ka rääkis , et ta teeb suht palju nagu koostööd teeb Saksa produtsentide , räpparite , noh , Soome , Rootsi , mis iganes onju Jah. . palju sul ette tuleb siukest asja ? UK . ma tegin UK-s kui ma tulin siia stuudiosse algusaastatel põhimõtteliselt kogu aeg midagi , no mitte küll mussi , tegin videosid , aga Lee Scottiga näiteks on mul album , mille nimi on Supercode 5000 pluss , ma tegin vist selle 2017 , meil tuli vinüül välja 300 tükki ja meil tuli kassett välja . et selle ma produsin põhimõtteliselt selle nagu kõik beat'id , nad ise räppisid päid kokku selles mõttes , et see osa produktsioonist oli nagu Suurbritannias tehtud . siis mul on mingi 1 või 2 lugu on veel liiga kuskil teiste plaatide peal . ja siis nüüd jälle mõtlesin , et tahaks teha tüübiga Double AB New Yorgist . New Yorgist . et mul on nagu see , et mul tekib nagu otsekontakt inimesega , siis ma teen , et ma olen ka kirjutanud ikka inimestele , aga tavaliselt see soe kontakt on kõige ausam , et siis sa nagu noh , usaldad , see mingi connection tekib inimesega . ühesõnaga Double AB käis koos Vast Airiga , Vast Air on siis Cannibal Oxi nagu üks kahendik Cannibal Oxi sisuliselt , kui te teate Cannibal Oxist midagi . siukene , no mis 2000 vist oli see Cold Vein või , võin eksida . siuke alternatiivne hip-hop , väga siuke left field hip-hop vist öeldakse ka selle kohta . ja siis nad käisid hip-hop festivalil esinemas ja Double AB tegi freestyle'i stuudios siinsamas ja ma kuulasin , ma olin nagu Jesus Christ , et sa lihtsalt nagu räpid niisama nii hästi , mingi lebo nagu . ja siis mõtlesin nagu , et no ta on mingi 40 , vaata , mees on põhimõtteliselt pool elu räppinud ja tal on mingi New Yorgis ka veel, 2010 on tal mingi albumid väljas juba . Rock Marsiga . Rock Marcianoga on feature tüübil nagu what the fuck lihtsalt . Te teate Rock Marcianot olete kuulanud ? ma tean nime . see on mul põhimõtteliselt mu lemmikräppar vist . tema lemmikräppar läbi aega. universumis . lihtsalt on , paremat räpparit ei eksisteeri nagu siin jah. maailmas nagu . Jah. see tüüp on põhimõtteliselt loonud nagu uue muusikažanri koos selle K-ga . K on üks teine tüüp , kes teeb veits sarnaselt seda . Anyways , ja noh , temaga siis on üks plaan teha üks album , ma isegi natuke võib-olla snitchin seda albumi nimi , võib-olla tuleb Letters from Pangaea , Pangaea on see manner , mis oli vaata alguses , et me mõtle , et see meie nagu see põhjus , miks me koostööd teeme , on siis see , et me tegelikult kunagi nagu elasime samal kontinendil , vaata . enne seda kui just , enne kui New York läks veits kaugele minust . et siuke mõte . jaa , et tahaks väga seda nagu albumi valmis teha , et me oleme paar lugu siin põrgatanud ja ootan väga , et need on praegu siuksed põhiasjad . no see on päris selline , vaata Killingul oli just see teema , et tema nagu äkki label'i kaudu või ? Soome ja need teemad vaata olid . ei , see oli mitte see label , aga vaata see teine asi . see okei , see produusserite nagu kommuun . produusserite label , aga selle asja nimi ei ole label . Te mõtlete mingisugune liit või mingi õiguste mingi liit või ?
neil on nagu põhimõtteliselt, kui nagu labelil on nagu artistid on ju, räpparid näiteks, siis see on nagu sama asi, aga neil on nagu produusserid. No, ja siis nad linkivad nagu tänu sellele, nagu, et nad on justkui nagu eraldi organisatsioonis, nad linkivad neid produussereid, siis ta oligi mingi tüübiga koos, kes tegi selle Cole Bennetti All is Yellow Lyrical Lemonade'i mingi mis iganes albumi nagu, et siis ta sai mingi sükeste tüüpidega koos olla ja siis ta vahtiski seal nagu silmad punnis, et nagu et see on haige, mida nemad teevad, et ta arvas, et ta on mingil maal, et Need ju käisid just Eestis ju. Me käisime Unikas vaatamas jalkat, siis Killing oli nende sakslastega ka seal. Üldse küsimus, palju näiteks sina kuulad või üldse te kuulate nagu nii-öelda seda mainstream Eesti räppi või üldse maailma mainstream räppi nii-öelda? Või palju te sellega kursis olete? Lil Wayne võiks olla ju põhimõtteliselt mainstream räpp, maailma räppi. Jaa, on küll, jah. Jah, selles absoluutselt mõttes. Et sellepärast ma nagu sinu kohta ei tea üldse. Eesti näiteks, ma ei tea, ma olen kursis, aga mul nagu playlisti võib-olla satub ainult mingi Nublu või mingi siuke asi nagu. Kuradi. Või siis mõni hea mingi 5 miinuse lugu nagu, sest neil on nagu väga head räpparid tegelikult seal. Nagu Kohver on väga hea ja kuradi see Korea on väga hea ja teised pole ka halvad nagu, et jah, see on küll hea. Teised ei ole halvad. No ei ole üldse halvad nagu. Ei ole üldse halvad. Väga hea nagu, väga head mussi teevad nagu. Et, aga need on nagu, mis põhimõtteliselt Eesti räpiga nagu mul playlistis suht piirdub. Ma vist Eesti mussis kuulen. No Skee teeb Genka ka loomulikult, aga see ei ole nagu see mainstream. Ja ma mõtlengi nagu ala mingi, ma ei tea. Aga ma kuulen ikka ja ma käin nagu, ikka käin pidudele, inimestele meeldib, ma ikka kuulen nagu seda mussi, ma olen kursis, vaata. Nagu, mingi see, Louti kuradi, see Chillin ja Louti. Louti, mis see uus lugu on, see Rohkem raha. Ma seda olen küll paar korda kuulnud siin. Sõitsin just Tallinnas koju ja siis ma kuulasin, mõtlesin, tere, see on aus nagu. Et see tüüp räpib mingi otse südamesse, ma fiilin seda. Süda tilgub pärast. Rohkem naisi. Jah. Ma Eesti mussi, ma kuulan enamus asjad lihtsalt läbi. Ütleme niimoodi, et ma nagu sirvin kataloogi ikkagi. Et ise nagu tegevana ma pean ju nagu... Hoiad silmad lahti põhimõtteliselt. No peaks aru saama, mis nagu toimub enam-vähem, aga ega mul on sama, et ma ei pane väga playlisti Eesti mussi sellist. Kui ma kuulan... tegelikult, mis mul praegu on playlistis, Manipulated Minds on mul seal näiteks. Otto mingid bängerid, mingi Saka Motherfucka näiteks, ma kuulan mingid süksed asju, see on jõhker track lihtsalt, fucking heavy lihtsalt nagu. Ma just kuulasin seda ennem, kui ma läksin lapsele järgi, siis ma panin käima selle, mõtlesin, fuck, see on mingi Eesti hip-hopi top 10 praegu lihtsalt käib taustal, et see on nagu klassika, millest paljud võib-olla veel ei saa aru, et see on klassika tegelikult. No võiks öelda, et ma arvan, Manipulated Minds on ikkagi suht nagu nii-öelda see underground nagu selles suhtes. Jaa, nagu... boom bap, klassik süke või Roughneck style või kuidas iganes nad ennast ka veel leibeldavad eraldi seal. Aga no mulle meeldivad Nublu tekstid väga, et ma kuulan ka seda, ma nagu võtan pulkadeks ka asjadega, ma nagu selles mõttes seda Pulk. Mida? Nublu päris nimi, Markus Pulk. Ongi nii või? Fucking hell nagu. Ja see on see graf ja mis iganes. Okei. Praegu sama moment. Okei, võtan pulkadeks lahti. Et Nublu tekstid on väga head, kirjutab suurepäraselt, ma alati hindan seda. Minu jaoks võib-olla biidi valik ei ole see, mida mina valiks, eks ju, aga arvan saada, et see nagu meeldib kõigile, sest et see on hea universal ja neil on õige maitse selles mõttes, et publikule peale läheks, et ütleme. Siis Korea on suurepärane. Et mulle tegelikult ka, ütleme, ma kuulasin seda Willem Trillemi uut plaati, mulle meeldis sealt paar mingit biiti. Need päris head, ma olin nagu, et okei, et see on nagu vapsi, et see on päris hea biidi valik nagu. Et muidu varasemalt ma pigem ei kuulanud, et siis tundus, ütleme tema puhul nagu sükke natukene liiga pehme, aga seal uue asja peal paar sükkest ma et okei, päris nice nagu, et saab küll nagu niimoodi. Mõtlen, kes see veel on, sükke on Lil Dill näiteks. Jaa, Lil Dill on mulle meeldib. Mingi aeg ma ei osanud suhestuda. Ma nagu õppisin harjuma ja kuulama, et ja siis mingi hetk, kui me tegime koos selle loo ka, kus Henry oli peal, eks ju, Genka mina ja Lil Dill, et siis sain aru sellest kuidagi, et see tuleb vist ikka ausast kohast. Ma hullult hindan ja pean tähtsaks seda, et inimestel tuleb muusika ausast kohast. Mul ei ole üldse vahet, mis muss see on nagu. Et kui ma saan aru, et see on nagu päris, siis mul on hea meel selle üle ja siis ma nagu põhimõtteliselt nagu
noh, lihtsalt mul on hea meel, et inimene teeb seda, mis talle on tähtis nagu. Ma ei saa ju nagu kedagi siin kuradi kunstiliselt kureerida kogu Eestimaad, vaata nii, et kõik teeks nii, nagu mina tahan asju. Aga välismaa asjadest mainstreamis ma viitsi väga kõike kuulata, aga samamoodi ma ei tea, mingi Lil Wayne on nagu suurepärane, ma mingit track'i kuulnud, väga hea nagu, et uutest asjadest, noh, ma ei tea, Lil Uzi Vert meeldis mulle, mingid trapisemad lood, mis olid veits siuksed getomad, ütleks, mis oli see All My Chains või, üks lugu, kus ta mingi tantsib, see oli nagu siuke paned peale, et wow, okei, see on nagu mega rets, noh. Umbes nagu see Metro Boomini, see uus, see Type Shit, vaata, mingi siuke, mõlemad väga sarnased lood nagu. Mesa lasi mulle selle Type Shit, siis ma olin mingi see tüüne. Ma nagu panen seisma, ütlen, kas kuulsid, mis ta ütles just. Selgitan talle need paar sõna. 21 Savage'i see, mis oli see põhilugu tal? Kus ta räppis siis see on? No Heart. Mingi siuke, nagu siuks ülisünged mingid uue kooli hip-hop pääsed, need on ikka nagu, noh, väga head. Need mulle väga meeldib kuulata. Et ma alati loodan, et see jõuab minuni, et tihtipeale mõni vaata plaadi sees kuskil peidus, ülejäänud lood võib-olla väga ei meeldi, aga kuskil on see üks track, mis on tegelikult üliill nagu, et siis ma alati loodan, et see kuidagi nagu jõuab minuni. Kindlasti ka mõni asi ei jõua. Näiteks Lil Yachty üks uuem plaat, äkki see on kõige uuem või? Ma ei tea, kas ta midagi vahepeal olnud. See on see plaat, kus tal oli see boksil oli vibrato peal, vaata, värises kogu aeg. Ja siis ma kuulasin neid lugusid, ma ütlesin, fuck, et see on nagu vana Pink Floyd. Ma olin lihtsalt nagu, Jesus, et nagu mul ei ole üldse nagu Yachty meeldinud ja kui ma sellele nagu referentsile pihta sain, siis minu jaoks kogu see asi muutus järsku nagu nii palju paremaks nagu. Et seda mulle meeldib tajuda, et mingisugust eksperimentaalseid liigutusi tehakse. Samamoodi võib ka tuua selle, kes see on siin, fuck, mulle meelest ära nüüd, noh. See, keda kõik järgi teevad sinna, Playboy Kartina. Et selles mõttes suurepärane nagu fucking hell, see tüüp on rets nagu, ta on nii omanäoline. Ja noh, see on ka põhjus, miks aru on saada, kõigi teda järgi teeb väga kiirelt. See Type Shit'i panin sulle, see meeldis sulle just, mitte Like That. Ei, Type Shit oli jah. Ja Type Shit oli see, mis talle meeldis. Ma ütlesin Type Shit. Ma kuidas mõtlesin, sa rääkisid Like That. Like That oli vaata see blow up laul. Sellepärast mõtlesingi, ma panin kogu aeg seisma ja käima seda, et selgitasin paar seda. Esimene nii-öelda, mis iganes. Ma austasin, et mulle enam Playboy Karti ei meeldi. Siis ta pidi tulema Kopenhaagenisse, pidi tulema show'd tegema. Tal on personaalne värk. Ja Kartau ja üks sõber veel tulid nagu külla mulle sinna. Et lähme kontsertile, ostsin piletile värki. Ma kaalusin seda. Vana ütles 3 nädalat ette just, et kuule, ma ei tule. Ja siis mul, no see läks veits nagu nii-öelda vairaliks ka see, et tal ei olnud nagu võib-olla mingit piisavalt tead põhjus selle asja ära jätmiseks. Enam-vähem põhjus oli, et tahab vist uue album minna välja lasta või midagi sükest. Mingi I Am Music tuleb tal vist mingi süke asi, olen kuulnud. Artisti nagu enda see heaolu oli tähtsam kui kuulaja oma ja see tegi haiget inimestele ilmselt. Karti puhul on lihtsalt see, et vaat mingi hetk nagu tegi justkui nagu siis enda häälega mussi, ma just sõbraga rääkisin ka sellest, et tegi enda häälega mussi, siis tal oli see, kus ta tegi seda Baby Voice'i ja nüüd ju tegelikult seal Metro Boomin albumil see, kus tal on see feature mingil lool, ma ei mäleta. Ongi Type Shit. Ongi Type Shit, just. Siis seal tal on täiesti, tal on jälle nagu kolmas asi nagu. Ja ta muudab oma soundi, mis on hea tegelikult. See on progressiivne. Ma pigem ka fiilin seda, et tuleb ikkagi nagu edasi liikuda. Ta liigub edasi ja minu meelest iga asi, kuhu ta liigub, jäljendatakse, mis on nagu väga tähendab, haige. et see on hea. Nagu, ta lihtsalt setib mingi trende nagu, mis on nagu ülikõva. Stiil ka loomulikult. Alguses kunagi ei acceptita, alguses on kõik nagu, mida sa teed ja siis läheb mingi aasta-2 mööda ja siis kõik on nagu, see on maailma parim asi üldse nagu. Siis ma mäletan, kui Whole Lotta Red tuli välja. Whole Lotta Red tuli välja, siis esimesed 2-3 nädalat oli kõik nagu türa me päriselt ootasime just seda paska või? Müra. Uks on kinni, jah? Ei, ma tegin nalja. Okei, ma lihtsalt keeping up the trend. Aga jah, siis mingi esimesed kuradi paar nädalat kõik heitisid nagu. Aga siis oli nagu järjest nagu kasvas inimeste peale ja siis lõpuks kõik tegid järgi nagu. Mul on, no võtta see Whole Lotta Red nagu, siis mul on nagu lõppkokkuvõttes see, et kui ma kuulan mingit nagu kui ma kuulan mingit albumit või mingit asja, mida mu mingi lähedane inimene või mingi inimene, keda ma nagu respektin, ütleb, et see on nagu nice asi, ma võib-olla ei fiili seda, siis ma ei saa kunagi öelda asja kohta, et see on nagu, et see on täiesti maha kantud, et see on nii-öelda, inimesed ütlevad kohe mingi, ei meeldi korraks, Manipulate Mindsiga meil on olnud nii, et nagu laseme seda ja mingil inimesed ütleb mingi, see on pask, vaata, no, ja siis ongi nagu, et
ta on nagu harjunud seda nii-öelda mainstream teemat kuulama, see ongi nagu mingi hirmus võõras nagu tema jaoks nagu. Absoluutselt, mul on veits ka vastupidi, eks ju, muusikaga ju noh, et mingid uued asjad on nagu mingi nagu noh, et õpid armastama, aga ei tohi ära canceldada seda võimalust, et minu arust tuleb võimalus anda, muidu noh, sa ei saagi kunagi ju midagi uut hakata. Kunagi läksin 14-13 aastaselt läksin Rahinge Veikparki ja mida iganes, sõitsin veelauda, tutvusin seal inimestega, terve päev otsa seal oli niimoodi üks kõlarjuhtmega veetud terrassi peale ja sealt peksis kogu aeg tuppa või noh õues tegelikult Hanfkung. Aus. Esimesed 2 nädalat suvest olen seal ja mõtlen nagu, mis asi see on nagu miks te kuulate seda või mida te nagu ajate. Enne seda oli võib-olla mingit suurt papat kuulanud või midagi sellist, aga ka nagu niimoodi kuulanud. Mingi kuu aega läks mööda, siis kirjutasin nendele nii-öelda Rahinge põhitüüpidele, et et kuule, vaat see lain, et mis selle loo nimi oli, Plekksüda oli selle see on päris lege lugu, jah. Et nagu alguses oli nagu täielik no nagu, aga siis lihtsalt mingi hetk nii-öelda põhimõtteliselt jah, mida õppisid kuulama või kuidagi. Hanfkung oli nagu main teema 13-14 ainuke 16+ live, kus ma olen käinud, Hanfkungi live nagu. Aus. Ma olen 1 korda Hanfkungi näinud ja see Liipop festivali siis, kui need põhimõtteliselt laiali läksid juba. Ma pole kordagi Hanfkungi laivis näinud ja see murra mu südant. AK-ga laval. Maketiga mingi puidust, tüüp oli üle selja, tõmbas oma laine, see oli päris kõva. Ma olen muidugi big up Krinks ka, ma olen ise jõhker Krinksi fänn. Tema tekstid, kõik see on nagu suurepärane lihtsalt mingi samamoodi Eesti top 10 100% isegi võib-olla isegi kolmikus täitsa nagu. Ma tahtsin enne öelda, et sa rääkisid tekstide nagu keerukusest, et sulle meeldib see keerukus, on ja? Pigem küll, jah. Võtta oleks huvitav nagu kunst vaata või sa pead midagi veel olema, mingit soossi. Ja siis vaata just oli see, kui me rääkisime drum and bassi räpist, on ju see Aropi lugu, see kommunikatsiooniprobleem. Jaa, et seal on see, et nagu vend räpib, aga sellel nagu, selle teksti keerukus on nagu, ma ei tea, 10 palli skaalal mingi 2 äkki või? Jah, aga ja seal on just see, et kedagi huvita see. Nagu seal lihtsalt on see kogu... tal on mõte vist see, et aga tal on nagu mõte arusaadav ja see töötab. Lihtne ja arusaadav sisu. Seal ei ole see, et sul on minu arvates vähemalt, et sul on nagu, et üks on objektiivselt parem kui teine. Minu meelest mõlemat on väga, nagu sul on lihtsalt mussi on väga raske teha minu meelest. Täpselt nagu keerulist mussi on ka väga raske teha, et nagu hästi teha nagu ja lihtsalt mussi on ka raske teha teistpidi, et nagu minu jaoks on minu kõige keerulisem ülesanne, et umbes, et ma ei tee sellest laulu nagu, ma ei oska teha seda niimoodi või okei, aeg-ajalt see on võimalik, aga pigem ma nagu ei taha seda või kuidagi tuleb teistmoodi lihtsalt ja ma väga hindan tegelikult, kes suudavad niimoodi kirjutada, see on nagu teine lihas, ütleme niimoodi, et ühel vasak, teisel parem käsi nagu ühel ema, teisel tütar No Arapil on selles mõttes, tal on nagu üleüldse ka, tal on nagu, ongi siis nii-öelda lihtsaid tekste ja siis tal on nagu mingid ülikeerulisi tekste, mida peadki mingi 100 korda kuulama nagu. Kuradi paneb mingi sonda käima, vaata, mis need kuradi classic lood olid, Ta on ka väga hea teksti. Väike poiss olin, siis ma vaatasin lihtsalt mingi Estonian business kuradi lyrics videos ja siis õppisin pähe neid, vaata. Siis läksin välja ja räppisin neid sõpradena nagu. Just maja ees ka kuulasime, kui me ootasime teda, sa olid veel siis kaugel, näita mulle kuningat, kuulasime ja näita mulle, see oli põhi. See mul käib nagu see alatihti. See on all time nagu Eesti album, mida ma võiks ka kuulata nagu ükskõik millal. See on mingi kuradi MC sellab mulle ja siis mu mobile'ina mingi suur papa Bad Art Lake'ides nagu vaata ja siis mingi mul Philip Morrison ees vaata ja siis MC sellab vaata, kuule koju tuled, siis kohe tulen vaata. Tobi järjest tulen. Meelteseisundite mäng, Kamas Sutra Wu-Tang hakkab käima vaata. See on nagu OG nagu. Ma sain just teada, et ma olin muidu alati Spotify'st kuulanud ja ma kunagi nagu ammu ei kuulanud nagu seda. Et nüüd avastasin enda jaoks selle ja millalgi panin telekas, panin YouTube'ist käima selle full albumi ja seal oli mingi 25 või 30 minti nagu lisa asju, et neid ei pandud millegi pärast Spotify'sse. Wow. Okei, huvitav. Produktide jaoks on näiteks Spotify'sse tulnud mingi viimase minu arust paari aasta jooksul alles nagu. Spotify'sse või? Ja see on loogiline. See oli ainult YouTube'is nagu muisa video ja audio. Kuulasid ikka selle, vaata, alguses on see vene see tekst seal ees, siis ikka kuulad toda mingi minut aega ja siis hakkab põhiasi pihta nagu. Täpselt. Skipid ja siis hakkab lugu alles. Kui me rääkisime korraks siin sellest mainstream mussist, siis mul tekkis siuke küsimus, et te ei ole mõelnud teha nagu et
näitame neile, kuidas nagu teha päris nagu mingit raadiohitti, siis ehitategi raadio jaoks mingi laulu ja no põhimõtteliselt üks lugu on tehtud juba niimoodi, Maja on see, aga see ei olnud tahtlik otsus, see oli lihtsalt siuke, et ahaa, ma teen sulle biidi, väike biidi, siis mul läks 15 minutit ja siis ma tegin mingi suvalise house'i biidi, ütles, et hakka räppima siia ja siis ma laulsin sinna refrääni ja oligi kõik umbes noh. Aga ma ei tea, punkarid ka kuulavad seda kuskil näiteks, et ma olen nagu what fuck nagu ausalt. Ma ei saa aru, miks. Väike, ta ütles biidi, see on nii veider. Kas te ütlete välja ilusti? Jaa. Väike pede. Ta oli meie podcasti teine episood, oli väike pede ja esimene külaline. Te rääkisite? Tõmbas veel, seda vist ja timmis seal mingi õlli, lõpuks oli juba natuke sips, siis kukutas mingi täie pasaga mingi õlle üldse sinna stuudio põrandale vist maha. Generaadis oli. Ja siis me pärast viskasime talle autoga veel kuhugi ära ka ja siis ta ütles ka, et tahad seda Andrelist laulu kuulda ja siis ta lasi seda Majavite lõks. Mul oli see laul mingi aasta või 1,5 aastat enne, kui see, ma ei tea, välja tuli ja ma nagu igale sõbrale oli see, et kuulake seda, palun. Ja siis ma olin nagu mingi öösel kell 3 olen niimoodi üleval. Maja mitte lõks. Mida fucki ta sellega öelda tahab? See on nagu ikka obvious shit, vaata. Ja siis ma hakkan nagu, ja oligi lihtsalt see, et ma hakkasin inglis ka, house, mitte trap. See laul on nagu house ja vanem oli trap ja Unreal. Sa tiisisid mind ka veel mingi mitu nädalat sellega. Noh, tead, mis tähendab nüüd või? Ma kohe see väike vede saatis selle, aga ma nagu esimese nädalaga ma arvan ammustasin selle läbi ja siis ma hakkasin teistele näkku hõõruma, et kuidas te umbesid ja okei. Väga rets nagu. Ma mõtlesin, see on nagu mingi üli obvious, vaata kõik, no come on. Sellel ajal, kui räpp oli populaarne, siis sellepärast oligi see nagu, mida? Nagu ma mõtlen, kui palju tegelikult sa nagu mõtled muusika peale nagu kui sa kuulad lugu, vaata. Kui palju sa mõtled sellest sügavalt? No see ongi kaks erinevat asja. Mõtled nagu, sul võtad nagu 20 lugu, sa kuulad 20 lugu, mitme peale sa mõtled nagu sügavalt. Ma arvan, et see tuleb see impulss siis, kui sa hakkad mingist niidi otsast pihta, et kuskilt antakse see esimene ots kätte nagu, et siis kui sellest aru saad, siis võib huvi tekkida, aga kui sa üldse aru, siis on raske vaata rongile minna. Et see ei ole nagu, et kõik, kes kuulavad Maja mitte lõks, vaata, et kõik ei ole nagu Kevin, et 3 öösel mõtlevad huvitav, mida väike Pan mingi suva house'i loo peale mingi, fuck, mida ta mõtles sellega? No mul on see teema, et nagu sa ennegi ütlesid, et nagu laul pausile ja mõtlen lihtsalt, mis see referents võis olla, kui aru ei saa, siis sa oled aktiivne kuulaja, sa oled isegi proaktiivne kuulaja. Mul on ülioluline nagu jah, et see aru saada. Ja kui oli näiteks mingi hetk oli XXX-i lauludel äkki oligi Look at Me lüriksid nagu ja siis ma nagu lõpuks hakkasin kuulama, mida ta nagu ütleb, siis mul enam see laul ei meeldinud nagu. Okei, see on huvitav. Mul oli nagu see teema, et see laul nagu sellise kuulata lihtsalt nagu loo pärast nagu foneetiliselt siis kõlapildiliselt ja. Mul on isegi ka nagu mu playlist on üles ehitatud nii, et mul on seal mingid laulud, mis on enam-vähem sõidan auto, kes panen peale nagu. Siis mõtlen oma mõtteid. Aga samas, kui on see, et on mingi album, mida ma tahan nüüd kuulata ja päriselt kuulata, mis seal nagu öeldakse, siis ma nagu kuulan. Et ma nagu kuidagi valin. Et Kevin isegi kunagi rääkis, et ta ei suuda kuulata mingit räppi, kui ta, ma ei tea, midagi muud nagu teeb, midagi tähtsat, millele tal on vaja mõelda, siis ta hakkab kohe nagu sõnadele mõtlema. Ja mul räägid see, et ma ei saa mingi niimoodi, et mingi ma ei tea, näid mingi dekooli asju, siis paned nagu mingisuguse räppi mängima. Ma ei saa, ma mõtlen selle räpile, mida see vend ütles seal just nagu. Et mul oleneb, mis tüüpi räpp on nagu. Sest mingid räpid ma saan käima. Ma nagu Playboy karti nagu, või Yeet näiteks. Mu jumala pohhu, millest Yeet räägib nagu. Ma ei pane Yeeti või ega... pohhu, millest sa räpid. Nagu, ma ei pane nagu osasi räpparid käima, et saada teada nagu mis sel tüübil öelda on, või ma tahan näha, kuidas ta lihtsalt artistiliselt nagu läheneb. Kuidas kõlab. Kui ma tahan teada, mis soundi ta nüüd teeb ja kuidas ta teeb seda. Ja kartist on võib-olla raske nagu aru ka saada, siis sa reaalselt ei saagi aru, mis ta nagu oleneb, ma ei tea, ma enamus, mõtlen, mingi 80% saan aru ikka, mis ta räägib. Wow. Mul tuli täiesti randomly praegu meelde üks nagu mainstream räppar, kes mulle meeldib, kes on nagu veits nagu controversial mõne jaoks, aga Riff Raff meeldib mulle. Riff Raff on avas. Tüüp on minust jumala haige nagu. Ta on üli weird. Pärast paneme teile Riff Raffi seda, kus ta seal autos teeb seda freestyle'i. Pärast näitame, teeme mingi pausi, siis ma panen teile seda. Ma kunagi üldse ei meeldinud Riff Raff. Kuulsin, mingi lugu oli, siis ma olin fucking jumala mõõtetu on lihtsalt.
ja siis hiljem hakkasid aru saama, et sel tüübil on jumala savi nagu. Ta lihtsalt teeb, mis ta tahab. Ja siis tal on mingi paar lugu, üks on see freestyle, siis tal on paneme outroks selle freestyle. paneme outroks. Jala Wolfiga mingi lugu, $1 million mullet vist, see on nii haige lugu. $1 million mullet. $1 million mullet, jah. $1 million mullet. Laseb mingi, noh. Tuleb võsast välja, lihtsalt hakkab räppima. See on küll naljakas, kuskilt põõsa taga on, siis tuleb välja ja siis hakkab räppima. Ta on nii naljakas ja tal on suva nagu. Ja need videod, kuidas ta kunagi mingi, ma ei tea, mingit rimse müüs auto, neid velgi vaata ja seal mingi tüübil olid braidsid ja kõik suu oli mingi veidi ja ta olid siuksed nagu need mitte gifad, oota, kuidas on see? Grillid. Sellised ei, grillsid, aga neid oli nagu need high gifad nagu. High gifad, just nimelt, shark teeth. Ja see on nagu sür lihtsalt, noh. Et mingi aeg ma olen ikka suht konservatiivne, mõtlesin, Jesus, et see on jumala weird shit nagu, aga nüüd näed nagu seda, et noh, see ongi see artistlik nagu visioon nagu, et sa viid ellu see on mingi liberast. Ja see mõte, miks ma sellest riff-raffist rääkima hakkasin, et temal on ka tekstidega see, et vahepeal nagu ma ei pea kuulama, et lihtsalt kuuladki seda nagu mussi, aga kui hakkad süvenema, siis saad aru, et tegelikult tal on väga head mõtted ka nagu, et ta on suht ikkagi tundub ikka intelligentne tüüp nagu. See on noh, muss, kuidas sa ütled rohkem kui mis sa ütled isegi on ka nagu väga tähtis. Intonatsioon, delivery, karisma, milline sa välja näed, nagu noh, mingi riided, mis iganes nagu, täiskomplekt nagu. Et noh, ongi, mul ei ole vaja kuulata Karti riime nagu, noh, ta tüüp 90% hästi ei ütle mitte munnigi, et nagu, lihtsalt noh, ta ütleb mingi sõnul kokku, lihtsalt paneb mingi teksti kokku, noh, freestyle, noh, see on aus. See tekst ei ole üldse tähtis, see on isegi nagu otseselt. Peaasi, et lihtsalt soundib õigesti, õiged konsonandid ja riimi patternid ja asjad nagu. No mul on see YouTube'i kommenti nagu haigus ka, et kirjutajana või? Ei kirjuta, aga vaata YouTube'i kommentites lugudel oled kirjutanud küll, jah? Sinna oleme ja mingi... Ma vist ei küsi igaks juks mida. Oota, kuhu te kirjutate? Siiamaani üleval, mul on mingitel lugudel on vist, 3 lool on vist top comment on minu hate kommentaar. Nice, ülikõva. Ja ma on nagu Tümmi saatel linna kindlalt. Ära shoutouti neid lugusid siin. Ei, ma tahan pärast neid kommentid lugeda. Ja otsige ise üles. Saad shortsi teha ja sa paned need ekraanile vaata. See on mingi TikToki. Liiga keeruline. Aga see, ei kommentites on lihtsalt see vaata, et mingid targemad tüübid räägivad seal mingid lainide neid tähendusi ja värta nagu. Ja siis ma nagu vahepeal liiga hullult sukeldun nagu sinna ka. No Central C on ju, troppis just mingi freestyle'i on ja siis seal oli ka see, et ta nagu ütles kellegi kohta nii-öelda, et nagu tegi maha mingit inimest lainides on ja siis mõtlesin nagu, miks või Digadiid ei... Ja tegelikult oli Digadi ja seal oli kohe mingi top kommentid ka ja nagu siis jälle see freestyle muutus ka nii palju nagu täiesti teise nagu nurga alt vaatad seda. Et jah. Paljude lugude kirjutamiseks kasutate freestyle'i ja palju on nagu juba kuskil nii-öelda laua taga kirjutatud näiteks? Ma ei tea, mingi oleneb, mul näiteks mingi tööl olen, siis ma lihtsalt nagu, ükskõik kus ma olen nagu, ma lihtsalt mõtlen mingi hea laini peale ja siis ma järjest nagu ilma biidita isegi, ma lihtsalt nagu luuletust mõtlen edasi sealt lihtsalt noh, mingi riime, mis iganes, siis ma mingi hetk vahepeal panen neid asja kirja, siis ma kuulen mingi biiti, mingi suvalist biiti, siis ma võib-olla mingi rea 2 freestyle'in, siis mul on näiteks mingi üks rida, mis lõpeb mingi sõnaga nagu püksid on ju, ja siis mul on teine rida, mis lõpeb nagu sõnaga, mina ei tea, sein on ju. Ja siis mul on nagu 2 osa salmist, mida ma saan nagu samal ajal pildima hakata biidile nagu. Ja ma saan nagu noh, puusled kokku hakata panema nagu vaata, nendest 2 lainist. Ja sidustama ja mis iganes tegema nagu. Mul liigub niimoodi umbes. Ma vanasti vist freestylisin rohkem. Keletiahi albumi peale vist mingid lood ongi suht freestyle'id, lihtsalt nagu mingid skitimad, sellised lühemad lood. Aga ma ei tea, samamoodi nagu, et noh, ega see tekst tuleb nagu you never know kust kohast see laks tuleb, et miks ma nüüd kirjutama hakkan või miks ma mõtlema hakkan selle peale. Et ega, ja mida ma olen veel teinud on seda, ma lihtsalt võtan mingid vanu tekste ja lapin ikka kokku lihtsalt. Hakkan need hekseldama omavahel kokku panema, mõtlema mingid nagu, ma ei tea, noh, 3 loost 1 tegema või midagi sükest, et ma pigem otsingi nagu seda nagu, et kust tuleks see magic välja, et midagi ma teen, mida ma ei ole varem teinud, mis on huvitav ja on nagu värdjas nagu veits või weird nii-öelda omamoodi. Aga jällegi nüüd, kui ma vaatan seda kurvi mõttes, et nagu varasemalt oli ühtemoodi, praegu ma olen rohkem hakanud võib-olla isegi kirjutama nii, et
siuke veits tekib mingi tekstiline sisu ka noh. Võib-olla tema oskab nagu selles mõttes kõrvalt seisjad oskavad paremini seda hinnata, sest mina vahepeal ei saa ise aru, ma lihtsalt teen nagu. Aga vastus küsimusele on see, et pigem vähem freestyle'in, ütleks niimoodi siis. Et kui ma freestyle'in reaalselt, siis ma freestyle'in for fun nagu enda jaoks, panen mingi biidi käima, lihtsalt toodame Skeega on tavaliselt see, et kui me Skeega stuudios oleme, lõpetame sessioni ära, siis me paneme mingi suva biidi käima, me lihtsalt anname kuuma nagu ja temaga tuleb hästi nagu, aga ma ütlen off the dome ma ei julge igal pool räppida nagu, et selleks on nagu MC-d. Ja selleks on Krik ja Skee nagu. Skee on MC nagu reaalselt ka tüüp, lihtsalt annab mikri, vend toodab nagu see El Stilost mõlemad, noh, Ats rohkem võib-olla, paneb lihtsalt täiesti crazy nagu. Isegi Otto ja ma käisin, kui me tegime seda Olude sunnil musa videot tegime Keilas, siis ka Otto ja need nagu, ma nägin esimest korda, kuidas nad räpivad päriselt mikrisse for fun nagu selle joomise käigus või chillimise käigus on ju, siis noh, ma olin ikka väga impressed nagu, see oli väga lahe. Ükski vaata teeb samamoodi on Pluto, et ükskõik kuhu ta läheb, tal on läpakas ja mikker kaasas, võtab freestyle ja suht need paljud lood ongi lihtsalt tulevad. Ma võin täpselt näidata väga, kuidas ta teeb seda, et tal on see mingi arvuti mikrofon üldse, et noh, ei ole selline isegi. Ja siis ta käib niimoodi, et mingi hetk tal nagu kammib ära, või noh, mitte kammi ära, aga tuleb mingi mõtte pähe. Ja siis kõrvakad on peas ja siis sa näed, see vend käib lihtsalt nagu, tuleb diivani peal püsti, võtab oma selle mikri kõrval need inimesed ei saa nagu mitte midagi aru, mida ta nagu räpib nagu. Ja siis ta nagu ägiseb oma seda mõtet ja siis mingi hetk hakkavad sõnad tulema ja see on nagu, ükskord ta läks isegi, ta oli Tartus, ta läks taksoga enda nii-öelda Airbnb-sse ekstra nagu oma sellele noh, mis iganes, portable recording asjale kaasa, sest et nagu kui mõte jooksis, siis oli vaja kuidagi ära salvestada nagu. Õige. Ja täpselt muidugi, kui on soo mussi teha, siis tuleb mussi teha noh. Mis iganes vahenditega, vahet pole millal nagu. Vahepeal panen ka selle kuradi rekorderi, kus juures head iPhone'is on see memo, see voice memo vaata. Ma just panen niimoodi sisse nagu. Räägi lõpuni ära. Ma just panen niimoodi suvaliselt mingi teksti, riimid, viisid, meloodiad, mis iganes panen sisse nagu. Head, sa tulid selle memo jutu peale, käis väike flashback autos sõites, mul tulevad mingid lambist lihtsalt. Seda autoga kuule mingid beat, sa hakkad räppima peas niimoodi, siis vahepeal fuck, paad ruttu käima, siis lihtsalt loed kiiresti ära, et siuksed hetki on küll olnud. Aga see on lihtsalt sõidu pealt, ma ei tea, see kuidagi annab midagi. Aga kas see ei ole kogu selle Kärevere laulu nagu point või? Jep. See on see, kuidas Henri kirjutas ka, et ta nagu sõidab umbes, kuulab neid biite ja siis samal ajal vennal lihtsalt tuleb nagu peast juba, genereerib vaikselt. Ja lihtsalt nagu liiga need truud lainid oli see, et Monster on pindine. Kõik, noh, see on nagu täpselt see, et sa lähed Tartus Tallinnasse külm mingi Monster, suur mingi energiajook ja nagu kõik oli nii on point nagu. Top notch ajama nageerimine. See lugu peaks olema mingi 10 korda suurem minu meelest. Mida? See lugu peaks olema nagu mingi 10 korda suurem. Ja aga saad aru, et enamus inimesi, kes seda kuulavad, on ja nad ei saa selle loo pointist aru nagu. Suht haige mu jaoks. See on nii imelik mu jaoks. Tõesti on weird nagu. See on ju obvious lihtsalt. Majamite lõks oli ka obvious. Jesus Christ. Ja ma ei kohta. Ja kõik need inimesed, kellele ma tiisisin Majamite lõksu tähendust, mina pidin lõpuks ütlema, mis tähendus oli nagu. Ei samas, ega ma ei saa ju öelda ka, et ma kõike ju tean, või noh, et ütleme, mul on ka ju elus asju, mille kohta paar asja, mida ei tea. Mõnda asja ei tea. Et tegelikult see, et inimene nagu saab selle nagu nii-öelda noh, lõpuks aru milleski, et see on ju okei, et kõike sa ei saagi nagu kohe mõista, isegi kui see on fucking obvious. Isegi mõtlen nagu, mis selle nagu loo point on, vaid minu meelest see sound on juba lihtsalt nii äge nagu, et võin isegi noh, siis paneb peale, see on lihtsalt nagu see flow ja see sound on kõik nii julm lihtsalt nagu, ongi siuke kuradi veretöö lihtsalt noh. See on nagu kõva. Machete noh. Hea lugu. Enne kui mul jälle uuesti meelest ära läheb, mul enne oli küsimus, vahepeal läks meelest, nüüd tuli uuesti meelde. Kui ta nüüd tuli sulle rahapatakaga, et laulu on vaja teha, on ja Rikiga. Päris tiimsuure summaga ka ei tundnud. Küsi ära tähendab. Küsi ära, jah. Mis hetkest see muutus nagu selleks asjaks? Ma ei teagi. Ma ei tea, kui plaat oli suht tehtud. Sul oli vist plaat tehtud ja ma hakkasin vaata flexima. Anne, jah. Ma hakkasin flexima selle mõttega, et ühesõnaga, mulle endal susises hästi pikalt see, et ma tahan nagu uue kooli räpparid panna nagu sellisesse konteksti, kus nad nagu ei kujuta ennast nagu üldse. Ja Mesa oli lihtsalt esimene võimalus, kellega seda teha.
ja siis mingi ma lihtsalt ilmselt veits ka sudisin, ma arvan, et nagu proovi siia või tee teistmoodi, sest et ega skeega SA-assi, mis me tegime, oli sinu plaadile halb unenägu või? halb unenägu ja see oli sitaks hea. Vaat see oligi see, et ma tahtsin võtta nagu sample-based game nagu ilma trummideta, et põhimõtteliselt mis ma tegin on see, et ma võtsin nagu sa trapi pani tempo biite ja siis ma ütlesin, mulle meeldib see ja siis ma lihtsalt panin selle teksti sisse, mul oli see tekst olemas nagu. ja ta kirjutab, vaata nagu tollel ajal kirjutas nagu justkui trapi biitidele, justkui trapi rütmis ja mulle pakkus huvi see, et what if sul on sisuliselt sa võid ka remixidega teha seda onju. Trapi tekst, trapi tempo 140, mis iganes, eks ju, ja sa võtad tegelikult lihtsalt sample'i alla ja siukse nagu teise nagu soundiga asja ja tahtsin teada, kuidas need kõlavad. Mul oli mingid väljamaa näited ka, mida ma veits kuulsin, et Mac Hommi oli mingid asjad teinud ka sellised nagu, et tal tegelikult oli mingi triooli, triplet flow oli nagu ja siis all oli tegelikult sample lihtsalt mingi trummega joon, siis ma olin, fuck, see on kõva nagu. Siuke väike test, sellest sai vist alguse ja sa mingi remixisid kõik mu oh my god, mul on kõik mingi mu demod ka ära nagu. Ja. Iga demo, mis ma olen salvestanud, põhimõtteliselt on mingi remix sellest tehtud nagu. üks lugu on unreleased ka, mida, mis, noh ta on vist kassetil. see tantsud tähtedega? jaa. Leidsin no ma groov'it, andsin nagu seda keegi ei tea. Siuke lugu oli üldse olemas. See on kasseti peal vist saada. Kasseti peal, jah. Oot. Jaa, leidsin no ma groov'it, andsin nagu me ei snitchi ära, mis see on, vaata. Kuskil mujal kindlalt ei ole, onju? Hip-hop festivalil laivil seda. tegi ühe korra Hip-hop festivalil Okei, seda. ma tean vaata, et kassett on ja sina möllad nende kassettidega või? Jaa. Ja. Ma vist eelmine podcast ütlesin ka sulle, et see kasseti teema on ülikõva nagu. Jaa. Aga siis seda ei olnud. Jaa, okei. See minu arust, kas sa ei tuleb mingi nagu ma nüüd täpselt ei mäleta, mis see lugu on mingi ma ei mäleta, mis kassetil see on. Aga see oli mingi demo, mis ma tegin ja see oli mingi house beatikas. 8 GOD sellele beat tape'ile panin. Füüsilisel kassetil on see olemas. Kollast värvi, rohekas kollakas. Vot. Me tahtsime tegelikult öelda, et või küsida, et millal see või tihti need krüptid toimuvad sul? Praegu on rääkige üldse ka, mis see krüpt on, jah. Mis krüpt on üks event, mida ma nagu mõtlesin, et üldse see sõna krüpt on sisuliselt siuke teine nimi minu sellele stuudioruumile, et ma kutsun nagu inimesi nagu krüpti, hauakambrisse, sealt välja tooma laekast või kuradi sealt siis krüpti avarustest või katakombidest siis mingit kõige haigemat mussi nii-öelda. No siuke nagu oma mingi siuke väike hellitusnimi nagu. Ja siis mul nagu tekkis palju nagu ideid sellega, et teha mingisugust podcasti, mina ei tea. Ja siis lõpuks ma olin nagu fuck it, teeme lihtsalt ühe evendi vähemalt. Ja siis tundus loogiline, et paneks krüpt lihtsalt nimeks. Ja 2 on olnud. Nüüd tuleb 2.5, sest et see ei ole nagu official crypt, vaid see on ühe suure festivali osa. Et siis nagu mõtlesime, et või noh, mulle pakuti üks versiooni. Arvame ära ka, mis festival? Ma ei tea, ma ei tea. Ei, see ei ole mingi tuntud. Ma mõtlesin see on F-i osa. Factory ja Ajuokse, see on üks mu sõbranna Stiina Leek, kes on kunstnik Tartust. Me käisime näitust vaatamas, on ju? Me käisime näitust vaatamas. Jaa, tema korraldab seda ühte osa sellest ja siis ta pakkus, et kas me tahaks teha seal ühes toas siis nagu omast hip-hop üritust. Et ta on siuke muidu nagu supportib nagu punkskeenet ja alternatiivset kunsti ja muusikaskeenet ja ta tundis, et see oleks võib-olla päris paslik teha. Shout out Ajuoks. Jaa, Kivipaaris muidu olen teinud, aga eks vaatame, kuidas ja mida ja väga tihedalt ei tee ühesõnaga. Kord kvartalis tundub nagu mõistlik üldse teha hip-hopi nagu pidu, sest minu arust nagu muidu lihtsalt inimesed väsivad ära sellest. Sul on nii palju keda kutsuda ka tegelikult. Aga kas see on nagu pidu või see on pigem ikkagi nagu event? No selles mõttes see on nagu mõlemat. Ta on pidu event, kuna see on nagu peoformaat, inimesed joovad, chillivad, hängivad nagu muss, mingid laivid on ja siis on freestyle'i tüübid. Iga kord on vähemalt keegi, kes pani lihtsalt mingi tund aega tuimalt freestyle'i publikule nagu see kivi, see see välja-ala õues lihtsalt paneb freestyle'i mikriga mingi rahvas kõik ees seal nagu räägib mingi tüüpidest, kes ta ees on lihtsalt ülikõva nagu. Me vaatasime seda ühte recap videot just enne kui siia tulime. Sest ma teadsin, et sa oled kuskil oma Insta stories vaata pannud selle krüpti kohta midagi vist. Ja midagi olen ikka. Ja siis ma nagu ei leidnud kuskilt, et mingit official leht või mingi mis iganes vaata. Ja siis, kui me läksime sinu YouTube channelile, siis leidsimegi selle video, et ma üritasin kuidagi Karlile seletada, et see krüpt nagu, et me peaksime sellest rääkima, aga ma ei osanud talle kuidagi serveerida. Ja tegelikult see YouTube point, miks me räägime, et me tuleme vlogima sinna enda experience'i. Ja. Lahe, muidugi. Toimub.
tulge muidugi, et Tulge. võib-olla isegi tulge veel järgmisel krüptil kindlasti ka või siis tulge just sinna, sest et see on siuke nagu veits leebem versioon teatud mõttes muidugi. okei . et siis kui me nagu täie rauaga paneme, siis ma ikkagi üritan kutsuda selliseid asju kokku, mis on nagu, et oleks cool nagu veits spetsialid. Ma tahtsin hullult hirmu saada ka, aga hirm seekord ütles, et ta ei jaksa, et lihtsalt nagu olmeelu on nagu liiga hull. tulge jah, Krüpt 3-le tulge kindlalt . Jaa, et see, tulge niisama kohe 2.5-le ka. 2.5-le ka ikka . meil on üleüldse see, et meile tegelikult nagu meeldib teha mingeid videoprojekte, meil mingi paar tükki on tehtud lihtsalt mingi kasvõi enda mingi suve asjadest . Üksel käisime seal Positiivsusfestivalil, lihtsalt tegime lihtsalt filmisime mingi iPhone'iga klippe ja ajasime mingi möga ja mis kas iganes see oli see, kus Rocki esines ? ja. kuidas oli üldse ? et mingid sellised väiksed lihtsalt mingi videoprojekte on tegelikult ülihuvitav teha , aga ma nägin Rockit Blockfestil ka . Blockfestil oli ägedam , see on Soomes Tamperest jah . et aga no seal see Blockfest oli nagu siuke läbi ja lõhki räpifestival ja ta oli nagu peale F-i siis esimene, kus ma siuksel käisin ja see oli suht nagu rets , et sa ei saanud nagu seista , sa käisid nagu noh , niimoodi ja niimoodi . terve see rahvas käis nagu niimoodi , seal mingid moshpitid , seal oli ju Juice WRLD oli , nägin Juice WRLDi ära onju , seal oli Ski Mask oli ja no päris ägedad nimed olid seal nagu , et aga noh kallis oli muidugi , aga ei , väga äge oli Positiivus , ma arvasin , et ta on nagu väiksem . Et ta mis on aasta sa käisid ? millal see oli see ? 2 aastat tagasi jah . 2 aastat jah . nüüd see aasta on minu meelest ja Offset . eelmine aasta Ja oli Ski Mask. Metrobuumin . oli hea vist , ma ei mäleta , ma pidin mingi aasta minema , siis ma ei läinud . ma olen nüüd ühe korra käinud , see oli way back , siis ei olnud minu arust väga mingit hip-hop asju seal . ühe korra , ma ei tea , keegi teab siukest artisti nagu Horror , et H909990 . ei tea . see on mingi whatever , ühesõnaga nad käisid Liiga USA-st siin , ma olin täiesti nagu , ma ei saanud aru , miks nad esinevad seal , et nad teevad nagu räppi , aga neil on nagu punktaustad , hästi heavy muss . kui te teate Death Gripsi , tema teab Death Gripsi , ma soovitan kindlasti tšekkige , sest noh , väga sarnane Death Gripsile , nii et kuulajad ka guugeldage . no kunagi oli siis , kui see Rae Semmurt käis Strem Life , mis oli see album ja mis iganes , Weekendil . need käisid seal Positiivusel ka , siis keegi filmis seal nagu , siis see oli nagu siuke , ma ei tea , väike grindi suurune , Positiivus oli hevilt suur , ta oli nagu Weekend , see main lava oli ikka suur . sa mõtled see , kus me käisime ? ja see oli väga suur , mina teadsin ka sellist versiooni Positiivusest , et sealt samast Rahingelt , kus ma Hanfkungi õppisin tundma , siis seal ka nagu üks tüdruk käis iga suvi , see oli mingi full siuke mingi telkimisfestival , siuke nagu mingi noh , chill nagu , me käisime ikka siuke suur commercial nagu värk oli ikka . aga see oli äge ikka ja see oli sellepärast äge , et mitte , et ma oleks mingi Megan Thee Stallioni suurim fänn , aga see oli see , et ta ei jõudnud kohale Essa-päev ja meil olid ainult Rocki-päeva nagu piletid ostetud . aga siis Megan Thee Stallion ei jõudnud Essa-päeva kohale , pidi nagu headline ima , siis tõsteti mõlemad headlinerid teisele päevale . Nice. ehk siis see , mille päeva piletid meil olime , siis me nägime nii-öelda täie papi ees selle asja ikka ära Good. nagu . Läks hästi noh . kutsus seal mingeid eitesi lavale , kes ka nagu temaga koos twerkisid ja mingi siuke noh , jah . saaks võinud ka minna . mul on üks küsimus , mis ei ole minu küsimus , shoutout Kartau . tema tahtis teada siukest asja , et ju just sinu käest , et mis on head ja vead eri meediumites enda väljendamise juures ? see , et sa oled multimees nagu vaata . head ja vead on see , et sa nagu ei saa mitte midagi perfektselt teha . ja hea on see , et sa suudad kõik asjad üksi ära teha . et noh , sul ei ole kedagi vaja , vaata . arvan see ka sul vist , et sa lihtsalt , sul on ainult 24 tundi päevas . jaa , et see nagu et noh , sa lihtsalt hajutad nagu ära ennast nagu jah . hullult palju nagu . siukest asja ei juhtu , et sa ei suuda võib-olla näiteks ainult produussimise või production'i peale siis nii palju nagu keskenduda , kui sa juba mõtled , et milline võiks olla see cover art ja mis ma tahan öelda seal loos ja mul ei ole jah spetsialiseerumist tekkinud , sest ma õppisin ka seda meediareklaamikunsti kõrgemas kunstikoolis ja selle noh , ma näen nagu pakendit või ma näen nagu tervikut , ma paratamatu minu nagu see haigus ongi , et ma näen seda kogu pilti ja ma tean , et mul päeva lõpuks kõiki neid asju niikuinii vaja . ja ma juba eos arvestan ette , et nagu ma teen need ise ära nagu , et ma ei taha kellelegi plekkida , võib-olla ei usalda kõigi kunstilist nagu vaadet ka , et ma olen üsna nagu selles mõttes nagu natuke egoistlik või noh , mis iganes ,
et mul on raske usaldada teisi kunstnikke võib-olla teatud valdades, aga kui ma kellegagi midagi teen, et siis noh, et üldiselt sellepärast mulle väga meeldib, et aga pigem noh, nüüd juba rohkem, aga varasemalt ma tegin üksi kõik asjad ära. Just ajaliselt venib pikemaks nagu see, Jaa, see kui on sa ka teed miinus. ise, siis ongi see, et lihtsalt arvestad, sul läheb lihtsalt palju kauem aega nagu. Jah, et sul on üks päev, tõesti nagu sa ütlesid, 24 tundi, kui mul on 3 inimest, kes teevad ühe 24 tunni sees kõik korraga tööd, siis saab kõik valmis, eks, 3 asja. Aga selle asemel mina pean need nagu hajutama siis laiali ikkagi. Aga noh, see on siuke Tartu teema ka veits nagu pisut. Tartu on hea, Tartus sul on nagu siin ei ole nagu neid tüüpe, kes nagu võib-olla noh, ma ei tea, kellele usaldaks mingid sellised asjad. Et kõik, meil on lahedaid tüüpe siin, kes teevad väga omanäoliselt, aga lihtsalt võib-olla jah, minu visioon lihtsalt kõigiga ei kattu. Ja mul on mingid standardid, mida ma väga soovin nagu kindlasti hoida. Ma ei tahaks nagu allapoole ka tulla. Noh, see ei ole nagu sellepärast, kellegi asjad on nagu halvemad või mida iganes, sest mul on oma mingid eeldused asjaks nagu pigem. Aga mis järjekorras need siis need erinevad kunstid sul nagu tulid, et ütleme, et sul on see Muss oli esimene selles mõttes. Kui ma üldse hakkasin midagi tegema, siis ma sain gitarri, kui ma olin 11, eks see oli nagu peaaegu siis 19 aastat tagasi või? Ja 15 aastas ma hakkasin gitarri mängima ja siis ma juba joonistasin ka veits mingit koolis lihtsalt for fun nagu tegid. Samamoodi Põhjamaade hirmu kunsti ma nägin, mulle väga meeldis, et tal oli midagi teistmoodi. Ja siis 12. klassis ma juba tegin lõputööks mingi graafilise lehe, mingit teose. Tegin siis nagu siukse, mis on see, uurimustöö mingitel teemadel, et seal intervjueerisin Põhjamaade hirmu näiteks, see oli päris lahe minu jaoks. Ma sain esimest korda rääkida temaga läbi neti, nagu see oli wow, cool. Ja siis tuli juurde kool, kõrgem kunstikool, kusjuures ma peaaegu oleks läinud Ellerisse, aga ma ei feelinud seda mingil põhjusel, ma ei tea, ma kuidagi tundsin, ma ei taha. Käisin katsetel ära, siis ma ei lähe järgmine päev, ma ei taha kõik. Siis tuli kunstikool, ehk siis kõik need kunstiasjad. Alguses graafiline disain 2 aastat rohkem ja siis teised 2 aastat oli nagu video ja animatsioon ja kõik see liikub. Sa tegid skate videosi ka enne seda? Muidugi. Ja head sa mainisid. Kuradi videosi tegema. Liiga palju asju tehtud elus. Et jaa, see on tõsi. Mu monteerimise aeg sai alguse ikkagi sellest, et ma tegin hästi rahva skeedivideosid. Et siin Tartus oli siis skeediskeene nagu mingid, ma ei mäleta, mis need aastad olid enne kooli nagu 2012, 2010 midagi sinna kanti ja lihtsalt ma ostsin Spoomilt kaamera ära ühe ja siis kalasilmaga ja hakkasin kütma lihtsalt. Ja siis mäletan, mingid tüübid olid veel, et tüüp, et sul on nagu mingi full happe videod, mida sa teed, no, hästi segane süke, nagu mitteprofessionaalne oli kõik. Aga noh, lihtsalt arenes välja monteerimise kiirus. Siis kui ma koolis olin juba, siis ma olin nii palju monteerinud, et nagu ma sain nii kiiresti valmis asjad. Teised nagu alles õppisid ja siis sealt läks nagu see asi edasi. Aga väga lahe, ma tunnen, et see rulavideode tegemine oli võib-olla üks nagu vabamaid selliseid vorme nagu, et kuna sa ei tea midagi ja sul on ainult huvi teha, see on nagu lahe nagu. Nagu teil vaat, lihtsalt te teete oma neid videosid, vahet pole, mis see on, mind ei huvita, ma tahan teha seda. Ja see on nii mõnus nagu. Ja siis ühel hetkel, noh, siis tuleb see professionaalne osa juurde, siis hakkad ennast kritiseerima tagant, et fuck, et ma ei teadnud ikka mitte midagi nagu, ma ei saanud mitte midagi aru, mis ma ei tea, mingi heliprogramm, mis iganes Adobe Premiere'i nagu ma arvan, ma poleks mitte kunagi nagu seda õppinud või ma ei saanud mitte midagi isegi aru, mis see programmides nagu toimub, kui me vist poleks seda podcasti tegema hakanud nagu. Et alguses just see nagu video osa nagu muutis selle asja nagu nii palju nagu või tähendab, nõudis nagu nii palju rohkem teadmisi, siis oledki lihtsalt surfad mingi YouTube'is, vaatad tutoriali asju, aga nüüd, kui mul on vaja näiteks ühe teise projekti raames näiteks mingi Insta video kokku lõigata nagu, siis nüüd ma oskan seda suht kiiret ja nagu efektiivselt teha. Esimene kord tegin mingi päev otsa nagu põhimõtteliselt, vaatadki tutorialit, kuidas mingid transitionid teha, mida iganes. No näiteks podcastiga vaata ei ole nagu nii, noh, sul ei ole, see on nii vaba vorm selles suhtes, et lihtsalt pane filmima ja läheb nagu. Et ei pea tegema mingit südamete efekte sinna kuhugi vahele või mis iganes nagu. Generate heart. Mingi Bollywoodi filmid. Plus me paneme nagu suht, kui mitte nüüd tehniliselt rääkida, paneme nagu suht puusalt. Et mul see märkmik küll nagu oli siin on ju, aga jaa, ei, tegelikult see oli nagu see oli ülitähtis asi. See on see püha kiri teil on? Oota, miks me ei kirjutanud notesidena? Mis mõttes? Miks me ei teinud nagu mingi, me teeme muidu mingi Google Docsi nagu ja siis vaatame, me teadsime, et mõlema telefonid lähevad filmima, ehk siis me ei saa kuskilt enda notese vaadata ja ma ei taha seda ka eest ära panna, sest muidu ma ei näe, kas rekordib. Ehk siis Veneetsiast ostsin nahast kaantega sellise märkmiku ja jah, tegime kõik
trükitähtedega kirjutasid, päris huvitav. Vau, see võtab palju kauem aega. jaa, ma mõtlesin ka just, ma ei olnud aga ma ei loe välja. see on täitsa, mul on sama teema, mul on ka suht halb käekiri, et siis ikka trükitähed on nagu seifim. pluss on see, et kui sa kirjutad kuigi ma kirjutan nagu 2 aastane. hoiad nagu käes ja siis kirjutad, vaata, et samal ajal oli kõrval, niimoodi. aga nojah, see olime nagu arvutaga enne koos. aga kõik mingid vormid või asjad, mis ma ka üldse nagu kuhugi esitan, nagu ma panen kõik trükkida, no muidu äkki keegi ei saa aru. tegelikult see on fair. ja ma Veneetsiat ostsin, arvasin, hakkan ülipalju asju üles kirjutama, tegelikult ei kirjuta mitte sittagi ülesse. hakka joonistama sinna mingi siis. 2 lehte. Pole nagu seda joonistamist seda ka veel tulnud. Sodi siis nagu öeldakse. ma hakkan mingi ruumilisi kujundeid alati joonistama. No, väga hea, see on siis nagu opkunst või põhimõtteliselt. Aga ma arvan, et see, et me panime, ma arvan, mulle jääb see märkmik suht terveks eluks, võiks öelda, et mis see peal on, K või? K for Kevin nagu, või siis K for Karl. võib sinu, sulle ei anna, aga ma arvan, et mingi 20 aasta pärast on äge vaadata nagu seda märget siin, kus ongi nagu Dewey ja siis mesa on $-signiga tehtud siia nagu, nagu ma arvan, Google Docsi ma elu sees ei vaataks hiljem nagu. Kusjuures ma olen vaatanud küll, ma olen vaatanud, mis ma mingi 6. klassis tegin, mingi 7. 8. klassis tegin mingi esitlusi, vaata. Mul on mingi Google Drive'i mingi need need loodusõpetus või mingi jah, mis iganes need kuradi PowerPointi laadid asjad, vaata, aga Drive'is on nagu olemas. Ma ei ole kordagi selle peale mõelnud tegelikult. Suht cringe nagu. Mul on küll see tasuta Drive'i mälu täis juba küll, et võib-olla peaks vaatama, mis seal on üldse. Mul on liiga palju mingi Drive'i kontosid lihtsalt. Aga ma lihtsalt vaatasin ja mingi kuradi tegin mingi Jamaikast lihtsalt tegin mingi esitluse ja siis ma lihtsalt vaatan nagu Tira suht jube nagu. Kui sa ütlesid Jamaika, ma olen vist Kuubas teinud sama asja, pidi mingi riigi kohta tegema. Ainuke põhjus, miks ma just tegin Jamaikast oli see, et seal, ma teadsin, et seal tehakse mingi weedi, vaata. Ja siis ma olen nagu mingi 6.-7. klassis, ma olen nagu ülinais, ma teen Jamaikast, vaata. Loeb ette, siis põhiline tegevus on see, et vaatad õpetajale tegelikult otsa kogu aeg. Mis sa mõtled selle, noh? Põhimõtteliselt nagu. Siin nüüd lõpupoole ülikahju, et ei saanud vinüüli kätte. Muidu me tegime Villemiga selle, et Villem andis või nii-öelda allkirjastas siis meil ilusti podcasti lõpus vinüüli, aga eks te kunagi, kui kätte saan, siis paneme allkirja peale sulle. Nakollid peale ikka. Sa võid joonistada midagi näiteks ka? Jaa, ma vabalt võin teha seda. Mis see Villem kirjutas, mingi lappakotte või midagi või? Vau. Midagi sellist. Okei. See on päris hea. Ma musid või midagi ikka. Ei jaa, kui oleks musid püksi. Musid püksi sulle. Ja siis kuradi aga mõtle, kui äge see on, et sul tulevad mingi sõbrad külla, ütleb, et vali mingi vinüül sealt, siis kõik artistid on kuhugi nagu peale kirjutanud. See on siuke subtle flex äge. Sammi vinüüli ma saingi spa piletite vastu. Ja ma töötan veel spaas, siis ma andsin talle tasuta piletit, siis ta andis mulle vinüüli nagu. Aus, me tahame samme diili. Ja me tahame ka, jaa. Vabalt, jah. Meil on musavideot spaas teha. Ma olen täiega, see on palju parem diil, jah. Pean veel kiitma teie seda vinüüli kujundust. Et ma ei saa öelda, et see on põhjus, miks ma selle vinüüli ostsin, aga see kindlasti aitas kaasa nagu. Okei, seda on hea kuulda, aitäh. Me nägime väga palju vaeva. See oli jõhker kadalipp, noh. See oli ikka... Hassel oli riil nagu. Sain nii palju puid alla mesalt kogu aeg, et ma pidin lihtsalt vahepeal mingi ahju ära parandama, noh. No kuna vaata, meil on siuke dünaamika, et nagu ma tegelikult ei oska mitte sittagi, vaata, aga ma räägin hästi palju, vaata. Mulle meeldis see, vaata. Mulle mingi, mis mõttes sulle ei meeldi, nagu räägi miks, vaata. Ei, no oligi see. Üks asi, mis ma nagu selle albumiga õppisin, varem ka rääkisin sellest. Jaa, eelmises, aga räägi ikkagi. Et ma õppisin väga palju päriselt põhjendama, miks ma mida arvan, vaata. Et noh, kuna Siim on päriselt kunstinimene, onju, ja päriselt nagu teab asjadest midagi ja ta paneb mulle mingi keeruliste sõnadega, ütleb mulle disse, vaata, nagu dissid mind, vaata, onju. Ma lihtsalt panen talle, jah. Ja siis ma pidin ka õppima nagu, noh, kritiseerima teda ja päriselt nagu väljendama ennast ja päris nagu head tulemused sai sellega. Me saime palju sügavamaks plaadi. See on nagu meetod, reaalselt ikkagi nagu kunsti saab hinnata suht objektiivselt, aga seal on nagu see nagu teatud subjektiivsus säilib ikkagi selle ümber, aga sa saad, noh, ühesõnaga, on viise sul on nagu mingi objektiivsed tõed nagu, eriti kui sa nagu suht selgitad eesmärgid ära ka ja see on vaata täpselt selle teemasse, et nagu miks mulle ei meeldi, kui inimesed ütlevad asja kohta lihtsalt pask.
jah , et nagu see ei ole objektiivne . jah , sa ei see on täiesti random kommentaar tegelikult ja see on nagu sisutühi ja mõttetu mingi häun tegelikult , olgem ausad . jah , et isegi kui sa ütled enne Playboy karti kohta , et nagu mulle ei meeldi Playboy karti sellepärast , et ma ei saa mitte midagi aru , onju . see on põhjendus . jah , just . see on lihtsalt põhjendus , see on okei . et ma lihtsalt ei tee , ma ütlen mingi asja kohta pask sellepärast , et nagu see ei meeldi mulle nagu . see ei meeldi üldse nagu . enamus inimesi , mulle tundub , et võivad ka kasutada seda sellepärast , et neil tegelikult ei ole piisavalt palju nagu no kuidas öelda , nad ei oska nagu päris tõsisegi aru , miks neile ei meeldi see . jah , et nad ei tea . see on ka võimalus , ei oska nagu ennast ta põhjendada seal . lukus nagu ja see on ka vastus , et sa ütled , ma ei saa aru , miks see ei meeldi mulle , aga ma praegu tõesti tunnen , et see ei meeldi mulle nagu . see on vastus ja see on palju parem ja palju objektiivsem kui see , et see on lihtsalt halb nagu . mis mõttes halb ? Why ? see on ka hea , vahepeal on see , et mingi Villem uus laul tuli näiteks , siis keegi ütleb , et või ma ütlen , et et meeldib või ? no norm , nagu Villem ikka . et see ka nagu no võib-olla kellegi jaoks nagu ütleb midagi , aga minu arust jääb ka nagu tühjaks jällegi onju . samas jällegi see on ka fair asi , mida vahepeal võib-olla kellelegi öelda , mitte just , et ma nüüd spetsiifiliselt mõtlen seda Villemi lugu , mis iganes sa räägid , aga vahepeal on küll nagu mõnda lugu ma kuulan või mõnda teost ma vaatan , mis iganes , siis ma vaatan , mul ei ole mitte midagi selle kohta öelda nagu . sest nagu see on ka omamoodi valid asi , mida öelda , sest nagu vahepeal nagu see kunst on nii , mis ma vaatan , on tehtud lihtsalt nagu nii palju kordi vaata , et see on lihtsalt järjekordne osa , mingi 100 episood mingist samast asjast . mul on näiteks Future just droppis nüüd , droppis Metroga albumi ja siis droppis Metro droppis Future'iga albumi ja siis droppis Future Metroga albumi . no sama , 2 nädalaga tuli kokku vist 45 lugu välja või midagi siukest . ja see oli ka , et nagu Future on ka nagu ta on ei saa öelda , et ta on üksluine , aga tal natuke vahepeal kisub nagu 21 Savage'ki minu arust . et 2 albumi võrra nagu teda kuulata 2 nädala sees oli mulle nagu veits liig , sest tal on ka sama see noh . ma ütlen repetatsioon tekib ja Future'i kohta ütlen nii palju , et ta on mu GOAT ja kuradi ma top 3 räpperit ma arvan läbi aegade minu jaoks . mul on viimase aja põhinäide see , et uus Longero tuli välja . shout out to Longer vennaskond siinkohal siis vist . ja selle nimi on Gin Lemonade . keegi rääkis meile eile sellest . ja selle põhipoint on see , et see maitseb nagu limonaad onju . see on see kogu point . ja siis inimesed joovad seda ja siis ütlevad , see uus on täis sitt noh , see on täis pask . ma küsin , aga miks see pask on nagu ? see ei ole ju noh Longero maitsega . kogu point , et see nagu Gin Lemonade , see ei peagi olema nagu Longero . no okei , see ei olegi sama Longero . jah , seesama nagu firma aga neile meeldib Longero , sest neile meeldib Longero . ja põhimõtteliselt nad ootasid sealt mingit seda noh kollases purgis on ju , ma ei tea , kas mingit sidruni Longerot või mida iganes asja , aga see ongi nagu Gin Lemonade , see on täiesti teine asi nagu . et aga vaat sa enne ütlesid ka , et sa ei oska mitte midagi mingi asja kohta öelda onju . see ongi nagu norm , kui sa ütled , et noh , et nagu sa ütlesid , et mulle ei meeldi , aga ma ei oska öelda . jah , see on nagu parem selgitus . see on pask . jah , see on siuke heit lihtsalt , mingi random heit . kui ma heidin midagi , siis ma üritan ära põhjendada ennast nagu . sest mind ajab ka närvi , kui keegi nagu lihtsalt ütleb nagu eelmise teema kohta blanket statement'i vaata . tahtsin öelda , et inimesed on oma harjumuste orjad ka . ehk siis nagu nad kogu aeg nagu jäävad lõksu enda harjumuste sisse ja sealt tekib ka see , et kui mingi uus asi on , ega paljud ei julge nagu katsetada . ma olen isegi selles positsioonis olnud , ma ei tea , mis toidukohtadega , kuhu minna sööma , et lähed sinna , kus sa oled harjunud käima . tegelikult see , et give it a try nagu , mine kuhugi mujale noh . ma ei tea , mulle ei meeldi kuradi kalmaar noh . ükspäev läksin , sõin fritüüritud kalmaari ja mõtlesin , jesus , see on ülihea noh . no lihtsalt läinud noh . aus . ja muusikaga on täpselt sama . vaat see on kõik nii et proovi ka see Yellow Chili uuesti ära siis . türa , ma ei julge Yellow Chili , sorry Yellow Chili nagu ma ei taha teid . see ei ole kinni makstud kellegi poolt nagu . ega konkureeriva ettevõtluse poolt ka samuti . kuigi noh , plekk ja ma ei hakka halvasti ütlema nende kohta , nagu ma saaks mingi 9/11 teha siin neile , aga nagu kuradi . mis mõttes nagu ? ma lihtsalt tissin nende kana nagu , mis oli nii pask , aga nagu aga nagu noh , ma ei tea , ma võib-olla kunagi proovin uuesti , aga ma ei julge väga . kuule , aga hakkame , kohe hakkame , aga oota , üks asi veel , viimane asi . ma olen jälle , see on mingi 4 korda meelest läinud ja siis 4 korda meelde tulnud . miks sa enne ütlesid , et sinu tuba oli enne ?
jaa, see oli minu tuba, jah. see oli Minu- B-foonik oli tegelikult jah, nagu tegelikult siis mõeldud algselt ikkagi nagu muusika salvestamiseks ennekõike, okei , algselt ja Siis ma hakkasin üürima seal. Seal Ma oli- maksan siiamaani, seal oli enne seda üks Okei. teine helindaja ka veel, seal oli helipult sees. jaa, See seal oli oli suur mingi Soome. ja see oli ka põhjuseks mina seal ei saanud olla, sest seal oli helipult oli sinna nagu mõeldud, aga kuna aeg on nii palju edasi läinud lihtsalt, siis oli vaja nagu noh, natukene normaalsemat tuba endale lihtsalt. Ja see on aken. Siimul oli veits priority, sest on siin palju rohkem Jaa. kui mina. okei , mul on üks asi veel tegelikult . see üleüldse nagu see Genkaga koostööd ja nagu asjad onju . Mhm. Kuidas tema inimesena on nagu temaga koos töötada ? Chill. me oleme tahtnud teda ülipalju Lebo. nagu , meie põhiplaan on see , et me tahame nagu ta kindlalt külla kutsuda . me tahame ta kutsuda mingi a la nagu okei , 100 episood on võib-olla veits nagu liiga rets , sest me oleme mingi 5 aastaga 60 teinud . aga Jah. nagu tahaks ta mingi hetk kutsuda ja ma ei tea noh , Kutsuge. veits kartsime ja kusjuures me kartsime alguses sind . me oleme Me mitu võtsime voksikoti maha, kõik ma arvan , me okei. oleme mingis 7. või 8. episoodis nagu öelnud mingi Okei. , dude , ta on ülihuvitav tüüp , kellega rääkida . aga miks ? nii kuri , et rääkisin ma ei sulle tea ka, nagu . ma just tahtsin küsida , et miks nagu või mis ja nagu see , et See muss on selline nii kuri, nagu vaata. sünge nagu . ja ma arvan , see kuvand tekkis nagu Mussiga seoses . muss mingi , ma ei tea , võib-olla sotsiaalmeedias ma olen selles mõttes , et ongi , et ega looming on nagu tegelikult ju tavalist isikust tõesti nagu noh , teine või kõrvaline nagu produkt nagu , mis on minu arust nagu hea , sest et sa saad nagu teha selliseid asju võib-olla , mis nagu noh , mulle tundub see ühesõnaga it's natural for me olla , sest ma tegelikult ma trollin kogu aeg ja ma irvitan ja olen mingi suht , käitun nagu autist vaata nagu. mitte üldse , väike spekter on mul nagu ja siis noh , ma ei tea , et minu jaoks on seal nagu siukene nagu sisemaailma nagu väljanäitamine vaata , et noh , sees ma tunnen niimoodi vahepeal , aga see , et ma ei ole iga päev selline noh , et ma ei , see ei ole , see oleks nagu õudne , see oli ka põhjus , miks ma ütlesin , et see tume muss hakkab pähe nagu , et lõpuks sa nagu ise mõtled ka , et kas ma nagu , kas ma veits käitun nii , kas ma olen selline , et jah , siis ma täitsa saan aru ja mõistan seda , veits on see ka meelega , selles mõttes , et ega ma olen ka teadlikult teinud seda , et ma näitan võib-olla nagu kõige mingit agressiivsemat poolt nagu mõnes mõttes välja , mitte enam nii palju nagu , aga tollel ajal see oli nagu mingi teema nagu , sest et noh , ütleme punk või hardcore muusikas nagu noh , seal oli nagu issand jumal küll , Yellow Chille tuleb ülesse . sponsored by Vitautos nagu põhimõtteliselt . ma olen sõltuvuses sellest . see on nii hea , aga see Ma on käisin- väga klaasiline , ma alati loksutan tegelikult seda , peaks ma valan klaasi välja alati . Kaos, siis läheb veits gaas välja, onju. käisin saunamaratonil , see oli peasponsor iga sauna juures tasuta nagu anti . ja nüüd on see , et iga kord , kui poes käin , siis see lihtsalt , et see on nii soolane ja see mulle ka nagu meeldib mineraalid ja Ma kuidas saan tööl elektrolüüdid tasuta ja värskat nüüd hommikul nagu. mingi betoonseintega ärkad ülesse ja see asi nagu külmana , see on nagu see on crazy betoon nagu . seintega on hästi öeldud . see on nagu reas crazy nagu , jah . jaa , aga nii on jah , et raske muusika on ka sellise kuvandiga veits nagu . ja ma sain Siimu background'is veits paremini aru just paar päeva tagasi . me käisime I Hate God'i I Hate Code'i vaatamas . kutsusin , mul jäi pilet üle , põhimõtteliselt tuleb mingisugune peaaegu mingi 80-aastane vanamees mingi pikkade tegelikult juustega . oli vist 50 . no ta näeb 80 välja , see sest ta tüüp on on nii ära mingi , tal joonud on ja mingi maks suitsetanud . ära vahetatud vist ja ta on mingi metadooni kliinikutes käinud , heroiini teinud ja ma ei tea , mida veel kõike , noh full nagu . põhimõtteliselt siuke vend tuleb , ma haige võin pärast teile videosi Sick näidata nagu. telast nagu onju . aga geniaalne muusika . tuleb lava peale , hakkab mingi reits mingi metal käima , mingi ilma särkideta metalhead'id spike'idega mingi moshivad onju ja siis see tüüp lihtsalt aeglase paneb mussi peale . reaalselt , ma ei tee nalja , 30 minuti jooksul nagu mingi 9 korda lihtsalt niimoodi ninast vaata nagu ninakoll Jaa. lava peal fännide peale nagu mingi tüübid ilma särkideta on lihtsalt niimoodi ja siis tüüp paneb nagu mingi kuradi ninakoll ja nii tüübile nagu peale jalkas mingi või midagi , vaata kui mängid , siis paned otsa mõtle ära nagu nagu . kui rets nohu sul olema peab nagu Kolumbiakas . Kolumbia nohu . ahah , no reaalselt noh ja siis igastahes jah see on see kui Siimu taust vaata kuule , mul on selline mõte , äkki outroks paneks mingi tummid . teie loo . meie Kui te loo võib olete panna nõus. jaa muidugi . kui see osa ilmselt tuleb niikuinii välja hiljem . jaa jaa , see on jaa , pohhu jah ma arvan , et see on jumala ma ei okei . mõelnud üldse selle peale . See on jumala pohhu. aga sinu telefoniga , et ja mul on telefon vist ühendatud ka sellega jah . kas me lõpetame või? varsti . varsti
ma ei jõudnud oma pointini, tähendab, et ma tahtsin see tegelikult podcasti ja lõpuks öelda Karlile, et võib-olla siis me peaksime ikka Genka külla kutsuma. Kusjuures ekstra vaatasin, kas ta ikka Instas follow meid, et noh, et päris see oli nii suur sündmus. Kui Henri hakkas follow see oli suht algus. Ma olen imestanud, ta ei ole ära võtnud follow. Ma olen nagu räme fänn ka talle, ehk siis nagu ma mäletan täpselt, kus ma olin, kui ma sain Genkalt follow ja story postituse. Tüüp on nagu koordinaati ma jõin Descardi kooli Kossuka juures ja siis ma mingi mängin kossu seal joon ja siis ma mingi sõbrad tulevad kuskile sinna, lähme mingi smokima, vaata. Ja siis ma korraks vaatan Telo ja siis vaatan Genka posteid ja mingi jagas stories, vaata. Tõite just oleegi teinud, vaata. Ja siis ütles, et mees, pane edasi, sul on sisu, vaata. Ja siis ma mõtlesin, nii on. Faktid. Goated lihtsalt nagu mingi kuradi enam ei ole läbi kukkunud muusikat, et kõik Eesti muusikud on läbi kukkunud, fucking hell, nagu I'm sorry, mina kaasa arvatud nagu vaadake palju te plekki saate ja mõelge uuesti, miks te IT-d ei läinud õppima. Fucking hell, nagu cheese. Ma isegi ei alusta. Mul teine kursus läheb praegu. Jumal tänatud, nagu keegi teeb õigeid otsuseid, majanduslikke otsuseid elus. Wise guy. Ma just teen räme maha, nagu minust see IT õppimine on täis väkk, nagu ma ei soovitaks. Aga mida sa IT-s õpid, oleneb ta, nagu IT on ka suht lai ala. See on back-end ja front-end. Seda me peaks tegema terve nagu eraldi episoodi selle kohta, kui ma hakkaks sellest rääkima, milles ma olen pettunud. Aga põhimõtteliselt, kui sa lähed nagu pakasse õppima IT-d, see on täielik nagu IT silmaringi lihtsalt nagu laiendamine. Sa kratsid igat mingit jäämäge natukene ja kui sa tahad tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes midagi seal valdkonnas teha, siis sa pead ühe nendest jäämägedest valima ja hakkama seda ise ikkagi juurde õppima. Aga sa oled siis ülikoolis, kõik mu sõbrakes teevad nagu... Siis on ikka kutsekas, on selles mõttes vist isegi praktilisem, et saad koodi ja kohe või midagi. Ma ütleks, see kood Jõhvi on nüüd niimoodi, et kood Jõhvi oli muidu 2 aastat. Mis see on? Kood Jõhvi. See on nagu kõrgkool, aga sa ei saa nagu pakat sealt. Rakenduskõrgharidus. Ilma pakata siis muidugi. Ja see on niimoodi, et sa saad sinna niimoodi, et sa lähed bootcampi 2 nädalat lihtsalt nagu teetegi nullist kõik vennad ja siis on mingi nädal kodus, pead mingid ülesandeid saatma ja siis jälle koha peale ja see oli niimoodi, et kui see oli 2 aastat pikk, siis sa võisid tegelikult 2 aasta teha ise aastaga ära nagu. Et sa ise valisid ja nüüd see ongi tehtud aasta peale see õpe nagu. Et ma ei tea, jah, kui tahad sellist ainult puhas progemist nagu, mitte kõrgemat matat ja muud sellist, vaata, et siis jah. Sulle see matemaatiline maailmapilt, see meeldis vist sulle, on? Vaat, seal ei ole nagu matemaatikas enam küsimus nagu. Seal on nagu lausetega tehted nagu. Ja, võt seal on see ja ja või, eks ju teema matemaatikas, mis on üli tähtis, et aru saada, see vahet teha nendel, eks ju. Mingid hulgateooriad ja mingi asi, et nagu mingi, sa kirjutadki lihtsalt mingi definitsioone, et mis on nagu mingi hulgatäiend, et siis kirjutadki täiend on kõik, mis umbes kuulub mingi hulgast välja ja siis see on nagu veel pikk tekst nagu. Aga see on tegelikult heast, et sa võid selle sama nagu matemaatilise loogika kanda üle ka, ütleme, mingi kirjandusse või üldse nagu maailmapilti, et kuidas tegelikult nagu pulkadeks samamoodi lahti võtta kogu nagu struktuur on see tegelikult. Struktuuri kirjeldus matemaatiliselt ja see on ülioluline. Ja kui keegi nagu ei saa mitte sitta ka aru, millest räägime praegu, siis põhimõtteliselt on see, et põhikoolis räägiti minu arust vähemalt seda, et korrutamistehe on justkui ja ja liitmistehe on justkui või. Okei. Et see on võib-olla selline põhi nagu näide. Et kui sa ütled, ma ei tea, Kevin ja Karl, siis on see, et üks meist peab olema mingisugune väärtus nagu ja siis kõik kehtib. Aga kui sa ütled Kevin või Karl, just vastupidi, tähendab jah. Kui on korrutamine, me peame mõlemad olema. Kui on ja, siis on mõlemad sisuliselt, on ju. Ja tähendab 2. Kui tema on 0 ja mina olen 1, siis tuleb vastus 0. Ehk siis kui me tahame seda tõest vastust siit saada, siis me peame mõlemad ühed olema. Aga kui me oleme 0 ja 1 ja siin on hoopis liitmine vahel, siis on vaja ainult, et 1 oleks 1. Et saada tõesest vastust või midagi ennast. Ja see on hea, see loogika. Ja Tamme gümnaasiumis käisime koos, seal oligi meil selline aine nagu loogika. Seal oli IT-suund ja võt. Aga väga mõnus oli. Ja, siin läheb juba koeralobaks ära natukene, aga me tahaks Keviniga... See on matemaatikate koeraloba. Ma tahaks tänada teid, et olite nõus võtma osa meie saatest. Jälle. Ja Lebo. Ja loodame, et ei jää viimaseks korraks. Ja loodame, et teie album lendab kõrgelt.
Vot. Näeme krüptil. Big up. Voolium läigib nagu maailm minu naigid Aja viiteks ainu päikse ennast mängi Kellad seier lännu nagu kodu tunne Vanilja lõhna küünla, vähemalt jääb mulje Voolium läigib nagu maailm minu naigid Aja viiteks ainu päikse ennast mängi Kellad seier lännu nagu kodu tunne Vanilja lõhna küünla, vähemalt jääb mulje Naariku mu elutoas, feng shui harmoonia Sita hais ninas, aga keegi pole rooja Tabureti öökapis tuleb vaevu põleva Suvi soe aramist kõhu tunde sõgeraks Ootan tagajärgi jubedalt Rahust nopin õisi kuniks lillegint peab hõredaks Ei mõtle oma peaga, Adam mõtestab meil lahti Parun istub piitsa, tahab põigi krahvi Õnnes 13, mõnes sarja pole lõppu Ühed teise järel vakun vahel pole õhku Vesi üle pea, raskus sulle tundub kerge Juhtnööri kokku viiva asja pulga helge Ja kõik mis tuleb juba saadud Sööd omi sõnu ja su nimel pole kaalu Terav nina tunneb isemaki raasu Ja pinge kukub peale kuhu mujale ta maandub See voolium läigib nagu maailm minu nägid Aja viiteks ainult päikse ennast mängi Kellad seier lännu nagu kodu tunne Vanilja lõhna küünla, vähemalt jääb mulje Mida rohkem seier käinud, lühem järgmine tiks Aju töö järel kaja konstantne sufiks Mu õisi maaga noppinud saada peast lolliks Põnevam kui vaak